Ega siis midagi. Hakkame pihta oma järjekordse polaarõhtuga. Ja ma võin tõesti nii öelda, et kes siis ei tunneks Timo Palot, kes tunneb polaarasjade vastu huvi, ei ole midagi parata, on lugenud raamatuid, näinud televiisorist, kuulnud raadiost. Ja mul on väga hea meel tänase põneva teema üle ka, sest et testida ühte laeva ja veel polaarlaeva. Ajaloolasena ma tõesti võin öelda, et ma küll ei tea, et keegigi meie inimestest oleks kunagi seda teinud. Aga need Timot kutsuti. Ega niisama ei kutsuta. Sa pead ikka seda jääd läbi ja lõhki tundma. Aga ega midagi. Anna nüüd Timole sõna, palun. Aitäh, Katrin. Tere õhtust. Sellise alguse peale alati mind võtab sõnatuks ja kohmetuks veidi. Aga mis seal ikka, hakkame pihta. Nagu Katrin kirjeldas, jah, on unikaalne võimalus sel suvel taaskord suvitada Arktikas. Mulle ikka meeldib aeg-ajalt suvel ära käia. Kuigi Eestimaa suvi vist, nagu ma kuulsin tagantjärgi, ei ole kõige soojem. Aga eesmärk oli tõesti testida, Katrin nimetasin polaarlaeva. Ma ise ajan ka tihti, tahan ikka ütelda laev, ta ju merel seilab ja navigeerib, aga ta nimetus on tegelikult polaarjaam ikkagi. Et inglise keeles ka Tara Polar Station, TPS lühendatud, nagu seda kutsume. Ja tegemist on jah, merel navigeerimisvõimekusega polaarjaamaga, aga ehitatud on ta ennekõike ikkagi selleks, et triivida Põhja-Jäämere jääs koos jääga. See ette on nähtud, et ta kusagil oma 90% oma ajast siis peaks veetma justkui jääs ja ülejäänud aeg, see, mis ta navigeerib siis nii-öelda triivi alguspunkti oma kodusadamast või siis vastupidi triivi lõpp-punktist kodusadamasse selleks, et täiendada varusid ja uuele triivile vastu minna. Minu ajalugu ja seos selle Tara polaarjaam Prantsuse lipu all ehitatud prantslaste poolt. Selle taga on Tara ookeanide fond, Tara Ocean Foundation, mis küll varasemalt kandis nimetust Tara ekspeditsiooni. Nüüd on nad siis nii-öelda ookeanifondi nime all, sest nende tegelikult kõige suurem südameasi on kogu maailma meri. Selle uurimisele, teaduslikule uurimisele, aga ka siis nende uuringute populariseerimisele, inimeste harimisele, sellele on keskendunud, teevad seda väga osavalt, kasutavad kõiki tänaseid häid meedia, multimeedia võimalusi, kuidas inimesteni jõuda, kuidas sõnum kohale toimetada, samuti seisavad selle maailma ookeanide kaitse eest, on ÜRO keskkonnaprogrammis UNEP-is siis üks suurimaid partnereid seal ja seisab selle hea eest, et me lõpuks saaksime ühele poole siis selle ookeanide kaitselepinguga, mis siis sätestaks, et 1/3 maailma merest võetaks kaitse alla. Sest maailma merd on inimesed aastakümnete jooksul väga-väga tõsiselt saastanud ja kurnanud ja ressursse sealt ammutanud, et see seisund ei ole sugugi kiita. Nad on tegelenud ookeanitega, nagu ma ütlesin, aga see kõige eriilmelisem ookean Põhja-Jäämeri on alati olnud nende südames väga tähtsal kohal ja 2007, kui oli rahvusvaheline polaaraasta, toimus siis Tara Puunari, see on siis neile kuuluv nüüd teine alus, siis algselt siis esimene kahemastiline alumeeniumkerega puunar. Selle triiv üle Põhja-Jäämere, see oli 1,5 aastat triiv ja selle käigus siis täideti seal Damoklese teadusprogrammi, rohkelt erinevaid mõõtmisi ja minu seos algaski Taraga seal, võtsin seda ette valmistada, atmosfääri mõõtmisseadmeid jääle paigaldada ja hiljem veetsin ka meeskonna liikmena 1,5 aastat triivjääl ja tegin neid vastutasin selle teadusprogrammi eest ühena teadlastesse palga. Et valdavalt see meeskond koosneb siis kas meremeestest, näiteks, kes navigeerivad ja siis teadlased, insenerid, näiteks need mõõtmised teostavad seal. Nüüd nad siis said vastelt valmis selle polaarjaama, näeb ta välja selline kosmosejaama moodi, alumiiniumist samamoodi, alumiiniumist kerega. Ma selle tehniliste parameetrite juurde jõuan ka kohe. Ja me alustasime seda siis täpselt pärast jaanipäeva
enne seda nad siis seilgasid sealt Prantsusmaalt üles Teramägedele ja seal oli meeskonnavahetus ja siis läks laeva pardale see meeskond siis, kes selle testriivi nii-öelda selle, kus see jaam esmakordselt nii-öelda merejääd sai siis nuusutada, selleni ellu viis seal. Siin on siis mõned parameetrid tal, 5 aastat oli siis, läks selle laeva nii-öelda disainimisele, selle taga on sama arhitekt muuseas, kes Tara Kuunari taga, Oliver Petit, ta oli ise seekord ka testriivil pardal, hästi tore oli kohtuda kaasaja Colin Archeriga, sest tema jaoks oli ka Nansen ja tema gramm väga suur inspiratsiooniallikas, kui ta Tara laeva ehitasid, see oli 80ndate alguses, mis oli mõeldud samamoodi Arctica triivi jaoks. Jean-Louis Etienne oli see, kes toona seda laeva tellis ja kes seda omas algselt, aga see triiv sai teoks siis alles 2007 ja möödus edukalt, see laev jäi seal jääsurves ellu ja seilab tänaseni maailma meredel. Aga nüüd ongi nii, et Tara laev on rohkem keskendunud siis nii-öelda jäävabadele meredele ja see polaarjaam ehitati siis spetsiaalselt selleks Arctica triivi jaoks. Ta on selline omapärase kujuga, ovaalse kujuga, 26 meetrit pikkus, 16 meetrit laius. Kui ülalt vaadates ta näeb natuke siuke oliivikujuline välja ja suhteliselt madala süvisega, 3,2 meetrit, selline hästi ovaalne alumiiniumist. See alumiinium on 20 mm paksust alumiiniumplaadid. Siin on ka näha ühte kokku 47 keevised meeletu keevituse töös on näha, need on kõik eraldi plaatidest kokku keevitatud. Ja ega see ehitustöö lõppes ikka väga-väga vahetult enne, kui ta Prantsusmaalt lahkus, et see lõpu asjad tõenäoliselt tehti seal väga-väga kiirustades ja tõenäoliselt tagantjärgi üht-teist, aga selleks oli ka see testriiv ette nähtud, et siis selle põhjal saab üht-teist täiustada ja parandada veel enne, kui päris asjaks läheb. Võrdlemisi kõrge, võrreldes Taraga näiteks. Taral olid küll mastid Kuunaril, aga siin oli võimalik ikkagi, kui sa oled kapteni sillas või ka ülemisel lahtisel tekil, siis sa oled ikka võrdlemisi kõrge. 11 meetrit on tal kokku seda kõrgust ja kasutab siis seda biodiislit edasi liikumiseks. Täna ei ole kahjuks tehnoloogia seal, et sa võid polaarjaama teha puhtalt rohelisena ainult akude, päikese või tuulejõul liikuvana. Et loomulikult osa laeval olevast energiast, kui ta jääs saavutatakse või saadakse ka päikesepaneelidest suvisel ajal või ka tuulegeneraatorist, mis püstitatakse sinna tekile, aga peaasjalikult on ikkagi tegemist diislit ja diiselgeneraatoritega. Ta on spetsiaalselt loomulikult isoleeritud, et peaks vastu arktilistes tingimustes, arvestatud siis kusagil -50 kraadiga, mis Põhja-Jäämerel, mida võib Põhja-Jäämerel siis veel puhata. Ja ehitatud, et ta võiks olla autonoomsena 500 päeva. See on tegelikult selline väga-väga optimistlik. Üldjuhul ikkagi me teame, et täna Tara laeva 2007 triivi pikkus oli napid 1,5 aastat, Nansen triivis 3 aastat. See jää ei ole enam selline, jää on palju õhem, jääd on palju vähem. Ja ega siis on teada ka, et ka need järgnevad triivid tõenäoliselt üle aasta pikad kuskil saavad olema. Mosaiik triivis ka natukene vist üle aasta sakslaste jäälõtku ja Polarstern. Et selles suhtes on arvestatud, et sa saad varustust täiendada ja nii-öelda ka vabaneda. Veelgi võib-olla toidu mahutab veel ära. Palju problemaatilisem, nagu me ka testriivil tunda saime, on see, et ikkagi jäätmete käitlus. Kui sa tahad täiesti puhtana keskkonda mitte midagi jätta, siis see kuhu ladustada kõik need jäätmed. Et see on täna pigem see probleem, mis piirab ka seda autonoomsust. Selline näeb ta umbes välja läbilõikest. Miks ta see kuju selline, tegelikult saab alguse kõik sellest, et laeva keskel on selline silindrikujuline 1,6 meetrise diameetriga šaht, kus siis moon pooliks. Mitmetel okeanograafilistel laevadel on see olemas, aga see mõiste ise tuleb tegelikult naftapuurplatvormidel. Need, kus siis need puurid alla lähevad, siis on selline vee pinnal, siis teinekord kuu valgus peegeldab välja, siis sealt see nimi on pärit, kui ma välja sõelisin. Ja tehtud siis spetsiaalselt valmis selleks, et teha okeanograafilisi mõõtmisi. Siit on näha rosett, mis kogub siis
proove bioloogilisteks analüüsideks, biokeemilisteks analüüsideks. See lastakse siis tallogenograafilise vintsi abil ja toimub see siis laboratooriumis. Kõige suurem neist, see on, kus siis nii-öelda avanebki see luuk siia Moonpooli, on siis märglabor. Sinna tulevad kõik proovid ja mõõtmised sisse. Esimese hooga esmane nii-öelda nende töötlus toimub seal ja edasi lähevad siis nii backboardis kui tüürboardis külgede peal sellest märjalaboril on kuivad laboratooriumid, kus toimub siis edasine andmete analüüs või töötlus nende proovidega. Samamoodi, kui on vaja sukeldada, siis need sukeldajad saavad siit alla minna, seda nad ka tegid seal. Kui välistingus näiteks laeb üleni jääs, siis on see väga keeruline, sa pead selleks eraldi avause jäässe tegema, aga siin on see võimalus ja samamoodi ka mitmed sellised kaugjuhitavad robotid, mida on võimalik siit saata jää alla või siis vette selleks, et koguda kas proove või kaameratega siis tuvastada üht teist. Alumisel tekil on kogu siis nii-öelda mootoriruumid, kütusemahutid, akud, kogu see nii-öelda reoveekäitlus. Lisaks on ka mahutid selleks, et siis arvestatud siis, et kui on vaja helikopteri või lennuki abi, et oleks ka see kütus olemas. Ja peatekil siis peale laboratooriumit see Moonpool jagabki nagu laeva kaheks, et ühele poole siin jäävad siis laboratooriumid ja samamoodi on siin väga palju erinevaid külmhooneid toidu mahutamiseks. Ja teisele poole jäävad siis juba sanitaarruumid ja meeskonna kajutid. Enamus kajuteid on siis mõlemas küljes, nii tüür kui backboardis kahel pool ja siis 2 kajutid on ka laeva keskel. Siit edasi üles minnes on siis juba messiruum ja siis samamoodi ka laevaköök ja tahapoole siit jääb siis saun, sest meil laevapardal oli saun olemas, see oli tekil ehitatud vineerplaatidest ja töötas elektrigeneraator või elektrikerisemaat, mida siis kööti või nii-öelda energiat näinud. Diiselgeneraatoriga, siin on saun siis selle jaama sisse ja väike laatsarit, sest doktor on kogu aeg pardal, kogu kriigi ajal. Ja ülemisel tekil on siis tagumises ahtripoolses osas on siis mõned kontoriruumid ja siis on loomulikult rooliruum siis kapteni siit vööripoolses osas. Ja siis kõige peal on siin lahtine tekk veel ja juba ülejäänud sidekommunikatsiooni, mõned atmosfääri mõõtmis vahendid ja see. Selline näeb välja laeva messiruum. Ja ega ta väga suur ei ole, aga samas hästi suure avaruse tekitavad ikkagi suured aknad, hästi palju valgust. Suvisel ajal on seda eriti palju. Et need annavad väga hea vaatega ümbrusele, saab ka võrdlemisi kõrgel, tegelikult on ümbrust väga hästi hea jälgida. Peaks mahutama siis ideaalis või selles mõttes on ikkagi laeval ette nähtud, see on 12 kajutit, kõik kajutid on küll kahekohalised, aga neil on ette nähtud, see 12 inimest on talvisel ajal, mis tähendab, et iga inimene saab ikkagi omaette kajuti, sest see on see pime aeg, see raskem aeg ja üldjuhul ikkagi, kui sa oled mitu kuud, siis inimesel peab olema see privaatne ruum, oma ruum, et samamoodi suhtutakse ka Antarktikas uurimisjaamades ja suvisel ajal võid sa seda veel jagada, aga talvisel ajal üldiselt on ikkagi see privaatkajut oluline asi. Ja siis kokku on võimalik mahutada 24 inimesteks, suvisel ajal on ette nähtud umbes 18, et teadlasi lihtsalt peaks tulema siis rohkem juurde. Talvisel ajal on neid lihtsalt vähem. Meeskonnaliikmetena on ikkagi kapteni abi, kokk loomulikult, doktor, siis on ka meedia, see siis kogu selle asja üles võtab ja pidevalt postitab. Täna ei saa sellest üle ega ümber, see on üks osa, see on kommunikatsiooni ja ühendus välismaailmaga on ka oluliselt paranenud ja oluliselt kiirem ja parem, kui ta oli meil Tara Triivi ajal.
meil tegelikult oli seal testrivi all ka püsivalt internetiühendus kogu aeg olemas. Kõigi võimalik selline piiratud kiiruse ja mahuga võimalik kõigil kasutada. Väike siuke raamatukogu kaasa ootab veel täiendamist, nagu näha, riiulid on päris palju tühjad siin. See näeb nüüd ülemiselt tekib siis näeb välja see kontoriruum, sinna ahtri suunas avaneb. Sellised väikesed tööpinnad, kus on võimalik siis töötada. Kui kajutis väga kitsas on, kui 2 inimest kajutis on, siis on seal tegelikult üsna kitsas. Ja teadlastel on võimalik ka veel töötada kuivas laboris, et alumisel töötamisel. Kapteni sild, rooliruum, varustatud kogu kaasaegse tehnikaga. Nüüd siin taga ongi näha, et igal tekil on siis selline seesama, kus siis see Moonpooli saht sealt alla jookseb, siis kogu see kommunikatsioon, kõik need kaabeldused, kõik see asi jookseb ka tekkide vahel just sealt. Kõik need ühendused, ka veetorud ja kõik on mööda seda ja ka akud jooksevad sealt alla ja selles mõttes, et seda on kasutatud siis täiesti just nende kommunikatsioonide läbiviimiseks läbi tekkide. Siin on vaade siis sellele nii-öelda märjale laborile, taga on näha see Moonpool, see avaus, siin on okeanograafiline vints, siit tuleb siis nüüd selle nii-öelda ülatekid ja seal meeskonnaruumides tuleb siia taha. Siin kahel pool siis on see, kui on siis pakpool ja siin on siis tüürpool, siin on siis kuivad laborid. Et ega väga palju seda ruumi ei ole. Kõik on isoleeritud, soojustatud. Siit avaneb veel luuk tegelikult ka üle ahtri tekile, kust on siis võimalik selle suure luugi eemaldades. Kuna triivi alguses on vaja tohutult, kõik täidetakse varustusega. Sinna tulevad mootorsaanid ja kõik, mis on vajalik. See hiljem tõstetakse sealt välja, aga algselt täidetakse tõesti kõik varustusega, et siis tehakse see luuk lahti, saab ülevalt sisse lasta mugavalt. Muidu ei ole see võimalik läbi kitsa laeva koridorid ja neid kuidagi sinna toimetada. Ja siin on näha nüüd see Moonpool lähemalt. Kui navigeeritakse merel, siis on see suletud topeltluugistusega, siin poltidega kinni. Kuulda ikka, kui sa siin all tekil oled, siin loksumine käib, see naine paneb päris mõnusalt sealt alt. Ja tegelikult see avaus, siis kui nüüd võtan siis laeva põhi ette, siis ta on nagu ikkagi auk, et ta läheb laeva süvendatud laeva põhjast seesse. Et mida me kogesime seal, mis on natukene ka problemaatiline selles mõttes, et jäässe minna, siis sinna ikka liigub mõningaid jäätükke ja jääl on ujuvus. Jää tahab tõusta pinnale, mis on, siis ta sulgeb sealt selle avause, et kui sa selle luugi lahti teed, siis võivad suured jäätükid vastu vahtida, enne kui sa sealt üldse saab midagi tegema hakata, et sellest jääst vabanema. Et see komplikatsioon või see probleem võib seal tekkida paratamatult, et nad sinna kinni takerduvad. Longyearbyenist kai ääres 4. juulil me siis andsime otsad ja läksime teele. Päeval on kaks tõstukraanat ka, mis peaksid külmades oludes töötama, ehk selliste hüdrauliliste asjadega võib alati tekkida probleeme. Aga nad on olemas selleks, et trappi liigutada või mingid raskemaid asju laeval, kes on ahtris teine vööriks. Ja kuidas me sinna jäässe saime, siis saime tänu sakslaste abile. Alfred Wegeneri instituut Polarstern, jäälõppe Polarstern pardal toimetas seal siis samamoodi, vist 2 kuud oli see nende ekspeditsiooni pikkus, kontrastekspeditsioon, nagu nad seda kutsusid. Nad rajasid erinevad jääjaamad, mille vahel nad siis siin sõelusid, siin näha 85-83 laiuskraadid, üks on siin ka allpool ja külastasid neid siis korduvalt, tegid transekti siin ja siin olid siis erinevad seamased, erinevad mõõtmisriistad jääd. Ja nad jõudsid samal ajal, umbes Longyearbyenist, kui meiegi seal olime ja siis jäälõppu ja hiidu või sabas me siis ahtrist me siis sinna jäässe liikusime. Siin on näha ka selle see on küll hilisem maailma näiteks, et see jääpiir on tunduvalt põhja poole juba niisugused, et tegelikult sellel ajal oli. Meie läksime ikkagi juuli algust, ta oli siin kusagil ka 81 poole kraadi pealist. Piki teramägede läänerannikud Longyearbyenist liikusime põhja ja kuna see jäätriiv nüüd transpolaarne jäähoovus liigub siis siit, ütleme siis kirdest justkui edelasse,
ta tuleb otse põhjast lõunasse, siis et vältida seda, et me siin kohe nagu välja sulaksime või kohe jääst vabaneksime, siis me läksime kaugemale ida suunas. Me tegelikult läksime sinna jäässe kuskil 20. laiuskraadid, 20. Kõik väheb, vabandust, pikkuskraadid. See on siis Kirdemaast üles põhja kusagil. Selle pealt see jääseminek toimus. Siin on siis Tara polaarjaam oma esimene kokkupuude siis merejääga. Jääserv. Selline ta sealt välja nägi, väga killustunud väikesed jääpangad, üheaastaline jää, siis soolne jää, võrdlemisi õhuke juba sulab peagi kuuga läinud nii-öelda. Et siin on näha, et nii palju horisondile ei ole, sealt tagant paistab juba midagi sellist valgemat ja tihedamat, aga siin oli võrdlemisi lahtimised. 6. juulil oli meil see randevuu Polarsterniga, seal läksime korra pardale, seal arutati see nii-öelda läbi, mismoodi me liikuma hakkama, aga see ei ole väga lihtne minna jäässe suure jäälõhkuja järel. Loomulikult oli kogu aeg raadioühendus olemas kaptenite vahel. Ja ega me ju ei teadnud ka täpselt, Tara oli ka omapäeval 2007, kui ta läks Vene jäälõhkuja kapitan Tranitsini järel samamoodi. Ega see ei ole nii-öelda kerge. Ma kohe näitan neid, mis need probleemikohad seal on jäälõhkuja järel minekuga. Ja nüüd oli kuidagi teistmoodi hoopis alustas, kui Tara Kuunar oli ikkagi võrdlemisi piklik ja kitsas, selline kiilu moodi, siis tema läbivus või läbiminek jääst hoopis teistsugune kui sellel laial alusel. Et ta käituvad hoopis teistmoodi. See on siis klassikaline triivikaart, mis need hoovused seal on. Transpolaarne jäätriiv on siis see, mida siis plaanipäraselt kasutas, mida Nansen kasutas, mida siis ka täna kasutatakse enamuseks nende uuringute tegemiseks, kui sa tahad jäällastelast kanda. Saab siit Uus-Siberi saartelt alguse, kus kulgeb peaaegu üle pooluse, jõuab siis Krammi väina Kõrnimäe teramägede vahel. Aga siin on ka sellised väiksemad pööriseid, loomulikult Lääne teramägedelt tuleb üles soe Lääne teramägede hoovus, mis tegelikult kaldub ka siia ida poole. Ja seetõttu see piirkond siit teramägedest põhja ei ole sugugi nii konkreetne, kui sa ei ole piisavalt kaugele põhja jõudnud, kus sa tegelikult saad haaratud sellest transpolaarsest jäätriivist. Siis siinpool võib see olla nii nagu ka oma sõbra Auniga, kui me seal jääd kõndisime 2012, me kogesime, siin võib see triivi suund muutuda päris palju tegelikult. Ja see on suhteliselt, ma ei saa ütelda, et ennustamatu, aga seal võib sellised, et ta ei pruugi sugugi olla selline irde edela-suunaline siin, vaid võib kanduda täitsa vabalt või itte ja mõnikord isegi põhja. Meie ka triivisime Auniga jääl olles isegi ööga mitu kilomeetrit põhja poole tagasi. Et selles mõttes see koht, kus me jäässe läksime, oli huvitav. Ja siin on nüüd, et istusime Aavi pardaga Alfred Wegeneri instituudi selle jäälõhku ja Polarsteni pardal ja seal oli see jääteadlane, kes on ühtlasi ka taga sellisel teenusel nagu ICC, mis on siis vahendab neid satelliidipilte Põhja-Jäämere navigeerimiseks hästi hea rakendus, kus sa saad põhimõtteliselt laevanavigatsioonisüsteemile panna alla satelliidipildid ja positsioneerida ennast ja näha, kus sa hästi operatiivselt võrdlemisi võrdlemisi hea resolutsiooniga ja tuleb neid ka võrdlemisi sagedasti. Seal on nii kanadalaste radarsed kui ka siis ESA satelliit ja näed täpselt, kus sa selles jääväljas liigud ja kuhu sa pead, saad planeerida oma teekonda vastavalt sellele, millised need jääolud seal on. Et tema on, mis ta tegi meile, projekteeris siis mõned modelleeris võimalikud triivitrajektoori. Ja ma ei mäleta nüüd, mis oli nende punaste ja siniste muud erilist. Kollane on siis see, kus me plaanipäraselt, et kuskil 83. laiusel jätakse meid jääsed, siis kus me läheme. Nagu te näete, siis see ei ole sugugi konkreetselt siia Krammi väina suunas. Siin mõned liiguvad ikka hoopis siia Venemaa poole ja võite arvata, milline oli kapteni nägugi, ta siin ütles mõne trajektoori kohta, no selle pikkus on 1 aasta, et te istute seal aasta aega seal jääs. No see on see hea näide, et reaalsus ja mudelid ei jookse mitte alati kokku, mitte midagi halba ei taha ütelda mudelitel, see on ikkagi parim võimalus midagigi ennustada või prognoosida. Aga kui sa oled seal jääservas ja see taandub suure kiirusega, sa lähed vastu suvisele sulamisele, siis on väga raske uskuda, et sa kuskil aasta otsa seal nii-öelda vastu pead, et pigem on see, et
sulad sealt jääst välja palju kiiremini, kui sa ise sooviksid. Ja tegelikult see oli ka nii-öelda lõpuks see tulemus. Et nii meil päris ei läinud jah, et me oleks kuskil selle jääga. Ta küll üritas modelleerida täpselt samu tingimusi, jää kontsentratsiooni, seda aega, mille me sinna jäässe läksime, aga jah, nii see oli. Ja nii ta siis algas jäälõhku läks sees. Alguses nagu näha võrdlemisi lahtine, see ei valmista ka sellele polaarjaamale üksi liikudes probleeme. Need on kõik väikesed jääpangad. Ja mootori jõud on piisavalt tugev, et ta surub need endast eemale ja leiab nagu tee. No siin ikkagi jäälõhku läheb seest, et kanalit, aga need probleemikohad tulevad hiljem. No siin on nüüd näha juba on monoliitsem, terviklikumad need jääväljad. Ja siin on näha, et ta on lõhtud selle kanali, väiksemad tükid siin vahel. Need on võrdlemisi pisikesed kõik sellepärast, et see jää on ikkagi võrdlemisi õhukes. See on umbes, ma arvan, seal selles kohas oli võib-olla 30 senti paks, mitte rohkem. Seda ingliskeeles kutsuda nii-öelda rotten sea ice või selline, no kohe-kohe hääbub ikkagi ja ära sulab merejää. See soone jää näha ka väga püsi ja valle ei ole suhteliselt sile, tasane, võrdlemisi nii-öelda noor, et siin pole vana jääga midagi tegemist. Ja nüüd on üks videoklipp kohe siit, nüüd on juba paksem jää, näha ka siit, paneme selle käima, vaatame, kus ta läheb. Vaat siin on näha nüüd see probleem, kui sa lähed jäälõhku taga. Jäälõhku ja mootorid on päris võimsad. Ja tema pidi saavutama või säilitama oma kriitilise kiiruse selleks, et sealt jääst ise läbi murda. Kui ta kiiruse liiga alla saab, siis tal endal tekib probleem. Okei, siin ei ole veel see jää nii paks, et tekiks. Aga ta peab piisavalt kiiresti. Ja nüüd need mootorid tekitavad ikkagi sellise jõu, et sa põhimõtteliselt sõidad nagu jõel vastu voolu, kus jäätükid surutakse kõik sinule kere alla. Ja see on laevale, sellele nii-öelda meie alusele siis lisakoormus kõik mootorite, millega ta peab nii-öelda hakkama saama. Pluss need jäätükid surutakse kõik sinna laevakere alla. Aga taga ahtris on seal ju propeller ja tüür. 2 tõrka kohta, mis kardavad jääd siis. Et see on see probleem. Nüüd ongi see küsimus, et millist distantsi hoida. Kui sa jääd kaugemale, siis sa vähendad nii-öelda seda vastusurvet, seda voolu, mis sealt sellest tuleb. Üks moment. Seda jäälõhkujad sealt ahtrist tuleb nii-öelda. Aga teisest küljest hiljem on näha, kui sa jääd juba liiga kaugele, siis on niimoodi, et ta tekitab selle kanali, aga see kanal jõuab enne sulgu ja sa jääd ikkagi ummikusse. Meil oli selline võimalus, oli võimalik kaug juhtida, selleks sai need tuua siia ülemisele lahtisele tekile, sest selle laeval see kõige kõrgema ülemise, kus on ka kaptenisild, selle teki kuju, kui sealt oli nüüd ka näha piltide pealt, ta on selline, et ta on nagu, kuidas ma ütlen, ta on laienev alt poolt. Ja tegelikult on seal väga halb vaade, mis sul toimub seal vööri ees. Ehk et selleks, et saada päris head vaadet, sa näeksid, mis seal see jää teeb. Selleks oli vaja ronida see ülemisel lahtisel tekil ja selleks olidki need kaugjuhtimisseadmed, et oli võimalik laeva juhtida ülemisel tekil. Nii, siin on järgmine. See on nüüd laeva vöörist juba. Ja nüüd on hoopis tihedam. Siin hakkas tulema selline poolemeetrise jääkusal. Ja see oli juba piisavalt kompaktne, samamoodi monoliitne, ehk et sa võisid selle kanali tekitada, aga see kanal hakkas sulguma ja seda siit edasi nagu ei taha ta kuidagi murd läheb. Et on näha jälle, et läheb seda eest. Kuigi ka ikkagi jääpind on näha väga-väga märgsi. Ja selles mõttes, et sulab selline päris kiiresti. Ta ei ole ikkagi valge lumega kaetud, mis tähendab, et ta ei ole väga paks. Selline nägi välja, siis kui nüüd läks problemaatiliselt on näha, et jäälõhku pidi oma kiirust säilitama, ta on nüüd ette juba ära kadunud, meie jäime kinni sinna totaalselt ja nüüd on näha, et vööris selline olukord ja ahtrist läheb samamoodi see asi kinni. Ja siis sa oledki seal, et väga keeruline on, sa võid seda tagurpidi käiku anda, aga ega sealt väga kuhugi minna ei ole. Ja siis, mis tegi jäälõhkuja, tegi suure kaare ja tuleb uuesti tagant järgmisega ja püüab rohkem lõhkuda. Et mida laiemaks ta saab selle ala, mida väiksemaid tükke tekib, seda rohkem tekib see ruumi, seda vabavee ruumi. Ja siin ta tuleb nüüd tagasi.
jah, siin see triiv lõpuks sai see läbi, me jäime, see jääs ei saanud 83. laius, kuskil laiuskraadi võrra põhja lõpuks sealt jääpidi saime, aga see kõik võttis nii palju aega. Ja ega see oli ka omaette, ütleme, et kaptenitel pidi mune olema, et sellist asja, eriti jäälõhkuja kapten, aga ta ongi hästi kogenud vana kapten, tema oli ka see, kes selle triivi kaasa tegi. Sest kohati oli see jäälõhkuja ikka väga lähedal meie pardal, kui ta üritas meid sealt nii-öelda lahti aidata ja see oli siuke tunne, et kohe-kohe, sul on ikkagi mingi reageerimismaa ka vajalik, kui selline suur elukas sul liigub seal, et kokku ei võrkaks, aga läks kõik ilusti ja mehed töötasid nagu profid. Siin on näha veel ka jääpaksuse mõõteradar, mis siin jäälõhkuja ees on, et seda hoiavad kogu aeg seal mõõdetakse siis jääpaksust ja liiklust. Ja triiv meil algaski, see oli siis kusagil 82 kraadi ja 37 minutit põhjalaiust 20. pikkuskraadil. Esimese asjana tagant lasti siis väikene paat sisse ja sukeldajad läksid sellest moonpoolist alla, et kontrollida, mis on siis selle käigus laeva põhjas vahepeal juhtunud, et ei oleks mingit kahjustusi või midagi. Sukeldamine on sellise, nii täpselt ka tara triivi, puunari triivi ajal kui ka siin on ikkagi lahutamatu osa, et alati on pardal ikkagi vähemalt 2-3 meremeest, kes sellega kokku on puutunud, sest üldiselt sukeldatakse kahekesi. Ja just selleks, et siis kui on vaja, kas on vaja teha mingit remondi või parandust või kontrollida või et see on nagu oluline ikkagi seal keskkonnas. Siin on nüüd satelliidipilt sellest kohast, kus me siis jäässe jäime. Pikkuskraad, selle laiuskraadil siin on nüüd 16 ja 24 pikkuskraadi, see on umbes 56 kilomeetrit. Ja siis ma annan selleks, see panin selleks, et see referents näete, et neid jääpanga suuruses, mis siin on. Siit on nüüd näha, see tumedam pind on kõik noorem jääb võrdlemisi. Siit on näha näiteks üks jookseb kohe sellisena. Ja vanem on üldiselt heledam ja kus on sellised rüsijevallid, see viitab ka vanemale jääle. Vanemal jääl on toimunud seda rüsimist, seal need rüsijevallid on kõrgemad, suurem, seal on rohkem lund peal. Siin on nüüd vabavesi juba puhtalt ookeanipind. Siit see mööda seda pikkuskraadi, see triivi jääsamine toimub umbes. Ja siit me hakkasime siis triivima. Meeskond oli meil 11 liiget ja kõik olid erandlikud prantslased peale minu. Kõigi jaoks oli see uudne merekogemus. Päris paljud olid neist küll varem nii Arktikas käinud, kas kruiisidega, turistidega või mingil muul moel ka teadlastega, ka Antarktikas, aga mere kogemus ei olnud kellegi peale minu siis varem. See oli ka, miks mind sinna pardale kutsuti suuresti, et mina olin see ainuke see nii-öelda link selle vana taratriivi ja siis selle uue polaarjaama vahel. Ja esimesed jäälkäigud kõigepealt kohe kuiva ülikond, kes kollased on siis kuiva ülikonnad. See oli selline võrdlemisi dünaamiline ja ebastabiilne piirkond, kus me seal jäime. Ta ei olnud ka piisavalt paks, polnud see jää veel isegi meetrit seal paks. Aga seal me jäässe jäime ja algselt me kasutasime tõesti kuiva ülikond ei ole küll nii, et kõik meeskonnaliikmed saaksid kasutada. Vabandust, mester on püssid selles või? Jaa, sellel esimesel mehel. Pildi peal oli ka 2 püssi, ma vaatasin. Jaa, ikka, seal teistmoodi ei saa. Et see oli ka üks minu ülesandeid seal, et pidin andma neile selle jääkaru ohutuse koolituse, õpetama neid relvadest laskma, et neid nii-öelda tulevikutriivi jaoks oleks ka see oskus olemas, mismoodi ja et meil olid nii signaalraketipüssid kui ka siis ka vintpüssid loomulikult. Põhitriivil saab neid rohkem olema, siin seekord oli 2. Et siis on pikem aeg ikkagi isolatsioonis ja igaks juhuks peab olema juba sellepärast, et võib-olla mitu meeskonda toimetab korraga, jääd teeb tööd, aga sellepärast, et see peab alati varu olema midagi ühega juhtub. Sellises keskkonnas väga külalisi üldiselt ei oota, aga neid ikka juhtub, sest täna suvel sõidetakse põhjapoolusele. Siin on tegemist prantslaste võrdlemisi uue moodsa kruiisi jäälõhkujaga kapitan Charcot, kes siis liigubki just nimelt põhjapooluse kruiisile. Reisijad on pardal, seal tehakse veel mingit maratoni jooksu ka. Ta teeb suve jooksul kusagil 3-4 reisi ja siis ta seilab muidugi Antarktikas, Loodeväilas, Gröönimaa rannikul, väga erinevates kohtades, sõltub sellel puhul.
parasjagu soovi ja tahtmist on. Nagu ma ütlesin, lasketreening oli üks esimesi asju, mis tuli ära teha, sest et seekord me olime ka jääserv, selline koht, kus me nüüd olime, hästi dünaamiline, seda juba näha üldiste arvu poolest. See on ikkagi jääkarude meelispaik, kus nad siis suvel, eriti kui nüüd need karud siis, kes jäävad jääpangale ja kui nüüd jääpank siis kahaneb, sulab ära ja sellega siis taanduvad põhjasuunas, osad karud jäävad muidugi ka saarestikku, aga need karud siis peaasjalikult just kütivad ikkagi seal see madala mere osas, kus on kalad, kus on hülged, samamoodi siis on ka jääkarud seal, et nad ei liigu nii palju seda siseosa poole, kui just ikkagi nendel jääserva laiuskraadidel, et selles mõttes koht, kus sa jääkarusid kohata võid palju suurema tõenäosusega kui Arktika või Põhja-Jäämere siseosas. Siin on üks nendest noortest isakarudest kohe külastamas. Tegelikult me ootasime oma esimest karu päris pikalt. Ma uskusin, et me saame neid nägema peaaegu iga päev, sest see tõesti on selline koht, kus neid kohata. Aga läks kuidagi nii, et eks see sõltub ka tuulest, kui tuul puhub sul ikkagi või nii-öelda see lõhn puhutakse avamerele, siis sealt väga palju karusid oodata ei ole, et see sõltub ka sellest muidugi. Aga üks siin oli ja mis on selle puhul jällegi tara nüüd kuunariga erinev. Tara kuunar oli madala tekiga. See tähendab, kui me olime jääs, siis jääkarudel oli väga vaba pääs tekile, mingit küsimust, probleemi. Mis tähendab, et meil pidi olema 24 tundi valve kogu aeg seal triivi käigus. Vahetustega, 4-tunniste vahetustega, aga kogu aeg öösel ka. Siin seda polnud vaja. Samamoodi tarapardal ei olnud sellist alarmsüsteemi. Kõige ohtlikum vaenlane on tulekahju sellises jaamas loomulikult. Siin olid nüüd olemas kõik kustutussüsteemid, alarmsüsteemid. Ehk et siin ei olnud vajalik, et öösel oleks ilmtingimata inimest valge. Ja tekk on hästi kõrge. Et kui ka jääkaruga kõige kõrgem karu seisab oma tagakäppadel, ta võib üle 3 meetrit, see tekk ongi selline 3 ja peale, et tegelikult ta ei ulatu veel tekile. Et võrdlemisi turvaline on nagu tekilt jääkarust, sa võid peaaegu vaadata nii nagu looma ees teiselt poolt puurivarbasid. Et hästi julge. Uudishimulikud nagu Donald, siin on üks seade, mida Aavi teadlased jätsid maha kolastel, kui lahkusid ühe poi nii-öelda andmeid talletama ja loomulikult jääkaru läks sellega kohe seal mängima. Et hästi mängulised ja uudishimulikud omad. Nii, triivi algus, suhteliselt 11. juuli on siin Siin on näha, mida me tegema hakkasime. Shutdown on see, kus me siis mootorit või nii-öelda edasiliiku navigeerimine lõppes. Siin triiv algas. Ja me läksime alguses nagu optimistlik ka ja läksime põhja. Et tahtsimegi rohkem jäässe saada, aga siis hakkasime ka lõunasse tulema ja päris palju idasuunas tegelikult mitte lääne suunas, nagu täpselt see nii-öelda see transpolaarne triivi peasuund peaks olema. Aga lõpuks me tulimegi, siit on näha, kui kolinal lõuna poole ja mõnevõrra ida poole. Ühel hetkel oli meil ka väike kartus, et me läheme natuke võib-olla liiga lähedale Venemaa territoriaalvetele. Aga see jäi ikkagi veel mõnekümne kilomeetri kaugusele, see piir Norra ja Venemaa vahel. Et seda hirmu seal ei olnud. Ja siin on näha ka siis seda, milline see triivi trajektoor on. Vaadake, milliseid aasasid ta teeb. Kõik oskab ütelda, mis ta teeb neid aasasid. Ja alati need aasad paremale pöörduvad. Paremale. Sõltub siis põhjast teadmist? Korioolist. Korioolise efekt. Põhja poolkeral liikumistrajektoorist liigub paremale. Selleks on vaja piisavalt pikk aeg ja piisavalt pikk mastaap või vahemaa ja siis see avaldab. See on taratriivil samamoodi näha, sa hakkad neid pöördud tegema. Lõunapoolkeral käib vastupidi, siis vasakule pöördub oma. Tulenevalt siis sellest, et maakera kui taustsüsteem all pöörleb ja liigub oma triivi suunas paremale. Samamoodi on ka tuulega. Et kui nüüd tuul puhub jääväljal, siis sa ei triivi selles suunas puhuda, vaid sellest suunast paremale, see on kusagil jää puhul. See on täpselt seda kutsutakse Ekmani transpordiks või seda Nansen juba nii-öelda tuvastas rammi triivi käigus. Et jää on ka ju põhimõtteliselt nagu ookeani pind, mida siis tuul liigutab, aga tänu korioolisele hakkab ta liikuma selles suunas paremale ja üldjuhul on niimoodi, et jäätriivi suund või sina siis jää peal, sa triivid kusagil 30-40 kraadi paremale sellest tuule suunas, kuhu siis tuul liigub parasjagu.
esimene katse läks meil suhteliselt, see jää sulas sealt ümberringi, ühesõnaga läks see nii, kogu see pind ebastabiilselt, me ei saanud ise jääl enam väga liikuda. Ja me otsustasime leida mingi parem, kuna olid tekkinud võrdlemisi suured lahvandused ka mööda liikuda, navigeerida. Et otsustasime leida mõne parema koha, kus ole mõne vanema jäävälja ja leidsime sellise, seda on võimalik, kui sa oled Arktikas käinud, sa tunned ära, tuvastad, milline on juba kaugelt, milline on see vanem jääväli. Sa näed neid ümaramaid vorme, neid rüsijäävalle, nende järgi oskad hinnata, kas see jää on vana, kas ta on üheaastane või ta on juba mitmeaastane ja kui paks ta reaalselt võib olla, kui palju seal lund on peal, millised on need sulaveelombid, kui konkreetsed. Et see vee rohkus selle jääpanga peal, selle järgi võimalik on hinnata, saime sellise natuke vanema ja parema jääpanga, mille peal siis edasi liikuda. Ja me sildasime ennast, kinnitasime köitega nende jääpanga külge. Esialgu me tegime seda selliselt, et lihtsalt puurisime augu läbi ja siis puitprusse kasutasime sinna keskele, siis kinnitasime selle nööri, selle pistsime august läbi. Kui seda vastu tõmbata, tõmbab risti ennast ja siis oled seal nii-öelda ankurdatud. Sest et vastasel juhul, kui ma oleks lihtsalt jääpankade vahel olnud, siis ta oleks tuulega käinud niimoodi. Siis ta liigutanud seda laeva ja kujutage ette ise kui te peate olema seal mõlemas laevapoordis on kajutit, peate magama seal, kui ta siis kolistab vastu neid jääpankasid seal, ega ei ole väga mõnus. Et see andis nagu teatud stabiilsus, pluss see, et me olime kinnitatud jääväljal külge, kus me tahtsime ise liikuda. Tahtsime jääväljal käia. Oli samamoodi meil palju lihtsam jääle pääseda. Üks osa sellest testtriivist, me ei täitnud ühtegi teadusprogrammi. Me katsetasime küll teadusinstrumente, valmistasime ette laboreid teadlastele, aga kuna see oli testtriiv, siis peaasjalik oli keskendusime laeva testimisele, samamoodi sellele, mismoodi see päevane programm peaks välja nägema, millised need tööd on ja ka loomulikult igasugused sellised operatsioonid või päästeasjad nagu jäädpäästmine, tulekahju korral, kuidas käituda, mida teha, kui on vaja hüljata, mismoodi laager üles panna jääle. Need olid need asjad, mida tuli just siin testtriivil läbi mängida ja katsetada. Siin siis on tegemist nii-öelda kannatanud transpordiga jääd laeva. Siin on laeva hülgamine, telgi püstitamine, laagri püstitamine jääle. Samamoodi vaja läbi mõelda, mis on vaja. Minu ülesanne oli ka kogu selle asja juures siis seda kõike jälgida, teha märkmeid, millist varustust on vaja põhitriiviks ja mida saab paremini teha ja kuidas siis teha. Et kuna ma polaargiidina siis nii-öelda sellega samamoodi olen kokku puutnud varasemalt. Iga sellise asja, nii nagu ükskõik, kui keegi inimestest jääle tahtis või oli vajalik minna, siis alati oli jääga koht. Oli nii jää, kui ka üldjuhul meil oli ka veel siin kapteni sillas keegi, kes siis seda väga hea, kui nad on kõrgel või ka siis siin välisriikil hea vaade ümbrusele ja näed isegi kaugemale, kui sa jääpinnal olles, siis seal oli ka alati keegi binokliga, kes siis nii-öelda ümbrust jälgis. Sest et mis tegigi selle virgu, kui sa nüüd lähed päris triivima, sa triivid jääs, sa oled nüüd selle monoliitse jää keskel, seal triivid veel Arktika keskossa. Seal sa näed jääkarusid võrdlemisi kaugelt ja neid on ka võrdlemisi vähe seal, sest see piirkond pole neile nii-öelda toidu mõttes atraktiivne. Aga kui sa oled siin jääservas, mis on niivõrd mitmekesine oma maastikult, oma ilmed, et siin on erinevad jääpangad, rohkesti lahtist vett jääkaru võib tulla sul ujudes ühe jääpanga tagant teiselt, sa ei pruugi teda märgata, ta võib tulla ka näiteks niimoodi, et sa oled ise jääpangal ja võib lihtsalt tulla ujudes, et tulla nii-öelda blokeerida sinu tee laevale. Et selles mõttes see piirkond oli ikkagi mõnevõrra ohtlikum, aga meil õnneks läks sedasi, kõik need korrad, kui me jääl olime, me jääkaruga kokku ei puutunud, kõik need jääkaru külastused toimus siis, kui me olime laeva parda. Siin on järjekordne üks, kes meil seal parda ääres käis. Ja nad kõik erandlikult tulid tõesti täiesti parda äärde, uudistasid, tõmbasid seda lõhna, kui nad ei olnud tuule suhtes, klassikaline näide, kui nad ei olnud tuule suhtes nii-öelda alla tuult, nad ei saanud seda lõhna minna. Tulevad teatud vahemaa peale, kui nad visuaalselt näevad väga hästi seal. Ja siis nad teevad selle ringi ja lähevad alla tuult. Isegi kui see jääolude mõttes on ebamugavam neile, läheneda on võib-olla kehvem sellepärast, et seal on lahvandus või lahtine vesi, nad ikkagi lähevad sinna alla tuult, et saada see lõhna informatsioon. No siin on näha, millised pöörded me tegime. Et kui sa niimoodi triivid, siis väga kaugele ei jõua just. Sassis lõngaga ära.
ja 24. juuli oli siis see, kui ka see jääpank, kus me olime, hakkas lagunema, tekkis rohkelt veekanaleid, lahtiselt meil sinna jääle enam väga ei saa. Ega pind on näha, mis ta enne oli võrreldes sellega, on hoopis teine, nüüd on näha, et hakkab lausaliselt seda vett tekkima, jää läheb väga palju tumedamaks, see lumi on nüüd ära sulanud sealt ja loomulikult ega siit ei ole nüüd väga palju, kui sul on veel juuli, august on ees, see sulab päris kiiresti, kuna see nüüd hakkab neelama päikesekiirgustel ekstra. Ja eesmärk oli siis liikuda Gröönimaa ranniku suunas, et sealt selle transpolaarse jäähoovuse, kui ta nüüd siit tuleb, siis see keel liigubki pikki Gröönimaa rannikut mööda Frammi väina siia alla lõuna suunas. Me tahtsime siis sellesse jäässe liikuda. Me lõpetasime siis siin jah, kusagil lõunaselt liiksime lõpuks. Ja siis mööda rannikut liikusime, algselt oli meil küll väga suuri ambitsioonikas eesmärk, et äkki me murrame siit, sest ühel hetkel oli näha satelliidipiltidelt ka, et see keel oli lagunenud, aga siin oli ikkagi võrdlemisi palju veel seda sellist tihedat jääd, et me ei oleks läbi murdud. Sest siin on nüüd selline Polinia on siis vabaveeala, mis jääb jäävabaks ka külmematel kuudel ja et oleks murdnud siia välja ja siis tulnud selle jääga siit alla poole. Aga nii kaugele me ei saanud ja tegelikult pidi kogu aeg vaikselt tegelikult trajektoor on siin näha, et see jää surus meid ikkagi kogu aeg lõuna poole, ehk et me ei saanud Gröönimaa rannikule kuidagi lähemale siit tugevalt poolt. Ja siin on nüüd näha see jääkaartekaart 30. juulist. Me lootsime, et me saame äkki siit vahelt läbi murda, aga tegelikult see on ikkagi meeletu pikk maa ja veel tihe jääväli. Ütleme selle oranžiga closed drift ice, sellega pole midagi meil veel teha. Open drift ice, siis võiks hakata mõtlema, et kuskilt sealt vahelt tagasi. See on ka selline navigeerimine, et see ei ole sirgjoones. Sa otsid seda teed, mis tähendab, et võtab nii palju aega, kulutab hulga kütust. Ehk et see jääkeel ikkagi surus meid tublisti lõuna poole. Teine asi, nüüd siin on näha see merejää juuli lõpus, vaadake palju on veel kinnis jääd. See nüüd, mis on siis nii-öelda maismaa küljes kinni, ranniku küljes. Kinnis jääd päris palju, sa ei saaks nagu nii rannikule lähemale. Gröönimaa, see nii-öelda idarannik päriselt avaneb ainult võib-olla selliseks, napilt kuuks ajaks, augustikuus. Siis on see, kui võimalik ka siin idarannikul olevaid jaamasid või taanlaste baasi, neil on võimalik laevaga varustada. See on väga lühike aken, mis on lihtsalt see kinnis jää ei sula ka sealt enne ära. Siit on nüüd näha, meie jõudsime lõpuks rannikule siin Shannoni saare juures 75. laiuskraadil. Sinne saime siis nii-öelda visuaalse kontakti maaga. Me maale ise veel ei läinud, aga me leidsime sinna ankrupaiga, kus saaks ankrus püsida. Siit me hakkasime edasi lõunasse liikuma. Käisime Sakenbergi jaamas ja külastame ka mõningaid neid fjordi, kuni siis siia Sporestsundi välja ja siit edasi siis juba Istakene. Et 75. laiuskraad, kuigi algselt me otsime saada ranniku lähedale juba siin, aga see kuidagi seda moodi välja ei näinud. Et see võimalik oleks. Ja kui sa Gröönimaa rannikule hakkad jõudma, siis loomulikult tekivad ka juba jäämäed, mis ei ole siis nüüd enam merejää, vaid on mandrijää jõustikest lahti murdnud, sest siin on mõned suured jõustikud, mis neid toodavad siin üleval. Sest on näha, need keele tuleb. Ja üks neist on päris aktiivne. Ka merejääga meil on veel kõik. Me jäime aeg-ajalt ikkagi nii-öelda nagu lõksu või selles mõttes, et oli oma jagu, et sealt läbi, sest see pilt, kuna see on nii dünaamiline piirkond, seda jääd surutakse sealt ülevalt alla ja siis sõltub see, et kas sul tuul on nüüd lõunast või ta on põhjast, et kas sa siis vabaned see sinu ümbruspiirkond või pressitakse seda jäämassi seal kokku ja sa jääd hoopis selle keskele kuskil. Et see muutub täiesti nagu ööpäeva ringselt, et ei ole kahte sarnast päeva artikast. Et selles mõttes on keeruline. Siit on nüüd näha ka milline see radari pilt välja näeb. See kollane kõik on jää. Näete meie kanal siin jäämassi sees. Et see on omajagu peavalusid nagu läbi murda ja jääkaartidest on seal tõesti päris palju abi. Need ikkagi aitavad sul, kuigi see olukord võib muutuda nii kiiresti, et see kaart võib olla sul näiteks 20 tundi vana ja siis see olukord on hoopis teistsugune juba. Aga kuigivõrd sellest ikkagi abi on, et selleks natukenegi planeerida oma trajektoori või kuhu peaks edasi liikuma. Järjekordne üks videolõik, mis näitab nüüd seda. Üldselt on jäämass ka hea kaitse, mille vastu, kui on tugevad tuuled ookeani ummiklaine vastu. Aga ookeani ummiklaine võib ka päris kaugele jäämassi sisse tukkida.
noh, sõltub sellest, kui lahti see jäämass seal on. Ja sellise alusega nende liikuvate massidega, mis kas vertikaalselt liiguvad, see oli üsna selline tülikas, nad kujutate ise ette, kõik käivad vastu seda laeva keret seal, et jällegi päris palju müra kogu aeg ümberringi. Kuidas? Ei olnud, selleks ei olnud enam midagi. See oli, nii kaua oli juba olnud selle liikuval alusel, et meil kellelgi ei olnud seda probleemi. Aga see võib tekkida? Ja, loomulikult, absoluutselt. Juba ainuüksi selle pildi vaatamisest võib tekkida. Et see horisont kogu aeg liigub üles alla. Ja nüüd, mis muidugi Gröönimaal, mida ma ka ise väga ootasin, sest ma ei olnud selles piirkonnas, see on väga metsik piirkond ja sinna ligipääs just sellest jääst tulenevad ongi väga keeruline. Et see on nüüd see koht, kus sa võid kohata tõeliselt vana Arktika jäätööd. Sest see tuleb sealt Gröönimaa põhjarannikult. Kui ma rääkisin, on transpolaarne jäätriib. Täna transpolaarne jäätriib kannab ikkagi võrdlemisi õhukest arst. Seal on küll mitmeaastast jääpankasid ka, aga see on võrdlemisi õhuke juba. No saad võib-olla 2 meetrit, aga mitte naljalt rohkem enam, 1,5 meeter on selline tavaline. Seda enam see, kus me nüüd jäässe läksime, Teramägede põhjarand, see on puhta kõik sesoonne noor jää. Et see Euraasia mandri poolne on ikkagi võrdlemisi noor. Päris seda vanemat jääd leiab sealt Beauforti ringhoovusest. Või selle siis nii-öelda see Gröönimaa põhjarannikul. Gröönimaa põhjarannikul on selline koht, mida täna veel ükski jäälõhku ka ei suuda. Mis on väga riskantne ka jäälõhku jälle läbida, sest seal on tõesti seal mitte meetrist jääd veel leida. Et see päris vana jää. Ja aeg-ajalt siis sõltuvalt siis sellel, kuidas atmosfääris tsirkulatsioon muutub, need mustrid muutuvad, see aeg-ajalt siis pannakse seda nii-öelda, surutakse seda jääd rohkem välja sellesse transpolaarsesse jäätriivi, mis siis kannab Gröönimaa idarannikule seda mööda seda jääkeelt alla. Siis sa võid kohata seal väga-väga valu jää. Et tekivad just sellised puhked rüsija vormid, nad on kõik ümarad, nad on sulanud juba mitmendat suve. Et sellest saad nagu aru, et ei ole nii teravali nurgelisi vorme ja see on hästi selline maaline ja ilus päris nii-öelda see pilt, mis Põhja-Jäämerest võib-olla kunagi suures osas üldse oli. Me aeg-ajalt seal ka, täpselt seesama liikumine ja kõik, et me tahtsime mingit stabiilsust vahepeal, et siis sildasime või kinnitasime köitega mõne suurema jääpanga külge, et või ise saada nii-öelda natuke jääliikumist. Kogu aeg laevas on ka tüütu olla. Ja siis me siin enam, et kuna mõned neist olid väga paksud, mitu meetrit meil puuridki ei ulatunud läbi, me ei saanudki seda nii-öelda meetodit enam kasutada ja polnud ka mõtet, sest seal on alati see, et sa pead köie läbi lõikama, see jääb sulle maha. Ja siis on lihtsalt, et kui sul on suured rüsijäävallid, leiad mõne suure ploki, puurid siit nii-öelda horisontaalselt läbi ja kinnitad selle vaieri siia rüsijäävalli külge lihtsalt. Ja saad ka seda moodi sillatud. Et ta küll võib ära sulada mingi aegast, aga meil ei olnud need enam siis nii pikad nagu nii, et need olid sellised lühikesed mõnepäevased peatused. Meil on seal pikka triivi plaanis. Ja nüüd siit on näha üks selline pikemaid, mis meil oli mõnepäevane, kui me olime kinnitanud jää külge siin hoovuses, siis algas ta siit. Me liikusime alguses ilusti lõunasuunas, aga siis hopsti liikusime jälle tagasi põhja. Mis oli väga imelik siin sellepärast, et see hoovus nüüd on tegelikult, sealt oli ka näha, kui sa vaatad tuule suunda, siis vaatad seda, kuhu sa triivid. Oli väga selgelt näha isegi lõunatuultega, ta ikka läheb lõunasse. Sellepärast, et see hoovus ise on juba nii tugev, mis siin alla seal surub. Et see ei ole nüüd puhtalt ainult see, et vastavalt tuule suunale. Aga seal on ka selliseid väiksemaid pööriseid omakorda. Ja need on need pöörised, mis mängivad siin aeg-ajalt. Kui sa satud sellest, siis mängivad siin tagasi ka siia põhja suunas. Sest et ei saa unustada, et siit ida poolt jookseb see Lääne-Teramägede soe hoovus, mis jookseb siis lõunast põhja. Ja siit tuleb siis see Ida-Grööniga hoovus, või Ida-Grööniga hoovus on siis selle jääkeele jätt, mis seda jäämassi siis pikki Grööniga idarannikud lõunast kannab. Et siin me korra läksime tõesti põhja suunas ka, aga siis edasi oli muidugi väga konkreetne lõunast minna. Ja siin on üks selline jääpank, siis ma arvan, kõige paksem ja vanem jääpank, mida ma oma elus üldse näinud olen. Siin on nüüd inimesed referentsid näha. Need rüsijäävallid olid siin kusagil 6-7 meetrit kõrged. No need olid sellised, mis sa oled ikkagi Nanseni raamatust lugenud, et milline see jää kunagi oli. Ja siis oli ka siin selle jääpanga servast, tegelikult sa näed sinna vee alla ka seda paksust. Ja siis muidugi, mis väga palju ütleb, on siis see nii-öelda freeboard või siis see osa, mis jääst ulatub ookeani pinnast kõrgemale, kus ei ole siis vett sees, mis on see kuiv osa nii-öelda. Ja see oli peaaegu võib-olla ligi meeter, 60 sentimeetrit, aga kui sa võtad, et see, mis see jää ujuvus on, umbes 10%,
on ju, 10% jagu siis veest hõredam ja vesinist tihedam, et siis selle järgi saad juba umbes hinnata, mis see jääpaksus, et ma arvan, et selle jääpanga paksus võis olla seal oma 7-8 meetrit vist. See ei tähenda, et ta ei pruugi olla nüüd, et ta on üks terviklik, vaid ta tihti võib ka olla see, et rüsitakse kokku, üks jääpank sukeldub teise alla ja need liituvad kokku ja ta ei sula ära, ja selliselt võib ka ta kasvada. Neid kutsutakse siis jääkiiludeks, üles tekivad rüsijäävallid, mis võivad olla mitu meetrit kõrged, aga ka need jääkiilud, mis sinna alla poole kasvavad, ka need võivad olla tegelikult mitme meetri sügavusele minna. Ja see tuleb puhtalt sellest, et rüsitakse. Ja üks nii-öelda jäämass sukeldub teise alla, et see ei tähenda, et ta on lihtsalt külmumise teel. Sest tegelikult ühel hetkel see jääpaksus läheb nii suureks, et kus ta saab selle, kus see nii-öelda temperatuur, mille pealt ta siis külmub see talvine, see tuleb ikkagi ülevalt, aga ta kogu aeg, mida paksemaks ta läheb, seda suuremalt kasvab see isolatsioonikiht selle ülemise külma atmosfääriga talvel. Et ega ta nagu lõpmatuseni kasvab ei saa. Väga huvitav artist või nii-öelda siis kunstnik oli meil fotokunstnik Nicolas Clos. Ja tema teeb selliseid color water või neid siis selliseid värviveepilte, ta laseb selle kaamera. Ta võtab põhimõtteliselt vertikaalse läbilõike, laseb kuni 100 meetri sügavusele ja siis intervalliga pildistab neid veekihte ja paneb need hiljem piltidena kokku. Ta teeb eri ajal ühest paigast ja siis eri paikadest. Ja siis selle vee värvuse järgi sa saad hinnata, milliseid setteid seal on. Sa saad hinnata selline, milline on nagu planktoni kohane. Mõni vesi on roheline, kus on kohe näha. Meil ka seal kriivi käigus tegi, ja me nägime tegelikult päeva lõikes, kuidas vesi muutus värvi. Oli sinine ja siis oli ühtäkki roheline, kus oli see planktoni vohamine. Ta teeb neid üle maailma ja tal on tegelikult väga toredad näitused. Et see oli üks asi, mis mul tekitas kohe sellise elevuse, et mis võiks veel ka kunagi meremuuseumisse võib-olla tulla. Hästi selline põnev, kus on jällegi see teadus ja see visuaalne pool toredalt ühendatud. Ja tegelikult ta annab ka siin on ka info sees, see teaduslik info. Et tal alati käivad nendega kaasas ka teatud loengud ja asjad. Et selles mõttes tundus hästi atraktiivne. Jällegi erinevatest maailma paigust need proovid võetud ja siis ta neid niimoodi presenteerib. Ühe merehädalise leidsime ka sealt jääpanga peal triivimas. Magas on teine, äratasime ta ülesse. Ja aga lõpuks sai tal nii villand, pani ette ja ujus järgmise jääpanga peale. See võib-olla seal siis oma und jätata. Siin oli üks tihedam jäämass jällegi, mida me pidime 1 kilomeeter 2 selleks, et saada nii-öelda rannikule lähemale, pidime läbi murdma ja laevamootorid täis jõul, aga läbi nad surusid hästi tihe, aga jällegi tänu sellele, et ei ole üks monoliitne, vaid on ikkagi väiksemad tükid, ta vaikselt pressib ja surub nad nii-öelda eemale. See taga on muidugi jäämägi, see ei ole nüüd enam merejää. Et surub nad eemale ja suudab sealt läbi murda, aga hästi tihedalt kompaktselt ikkagi kokku pakitud siin. Ja siis oli Gröönimaa rannikul, oli tore, see oli juba suvi käes, suur suvi. Gröönimaa rahvuslill, nigirsak, laialevine põdrakane. Meil on ka selle sukulasi. Ja see ilusti kenasti õitsis, seal me käisime rannikul, nägime ka muskusveiseid, idarannikul on muskusveiseid päris tublisti. Ja oli tore saada nagu sellisele paljalaasale, samblaga ja rohuga ka, et kogu aeg oli jää keskel olnud, ja see on alati tore tulemine, tagasi tulemine rohelusse. Gröönimaa idarannikul on väga palju, isegi minule üllatuslikult palju, ma leidsin ka mingi kaardi, kui palju on seal tegelikult erinevaid onne ja hütte. Erinevas seisukorras, mõned on neist päristi laguned maha jäetud, aga on väga paljus, mida Sirius Patrol, taanlaste Sirius Patrol hoiab ja teeb korda, sest ka neil on neid vaja, kuna nad endiselt liiguvad koerarakenditega, on see neil see üks kord aastas, kui nad liiguvad sinna Station Nordi või Kirde-Gröönimaal asuvasse sõjaväejaama ja sealt tagasi, see on päris ikkagi 1000 kilomeetrit pikk retk ja nad hoiavad nagu seda endiselt, see on läbi ajaloo olnud neil ja nad hoiavad seda endiselt selliselt elus, et valitud mehed saavad seda teha, ja see patrull on iseenesest Ida-Gröönimaal ka kogu aeg püsivates jaamades olemas, neil on oma suvel siis liikumiseks laevad, talvel siis liiguvad peaasjalikult koertega või ka mootorsaanidega. Ja siis, et neid onne seal on ja mõned on vist päris head seisukorras ja erineva suurusega, mõned päris pisikesed. Aga terve sest Gröönimaa idarannik on ka väga rikka polaarajalooga, avastamislooga, et seal on oma jagu neid
ekspeditsioone tegelikult olnud. Ja neid jälgi sinna maha jäänud inimesest. Ja sealt edasi oli siis, me ootasime ilma akent, sest sellise merepoiga, suure merepoiga sa ikkagi avale ookeanile ei taha minna, kui on ikkagi vähegi suurem lainetus. Et sa tõesti ootad seda ilma akent selleks, et ületada. Ega see viimane ületamine, ma just praegu vaatasin, nad istuvad Taani väinades Kopenhaagenis on. Kenasti on Põhja-Atlandi ühendatud Islandilt siia, aga ega see, nad ootasid tükk aega seda ilma akent samamoodi, sest Põhja-Atlandit sügisel ajal on ikka õudne koht, kuhu minna sellise alusega eriti. Et nüüd nad vaikselt liiguvad mööda Läänemerd, ma ei usu, et nad nii lähedalt liiguvad, et meid Saaremaalt ja Hiiumaalt näha oleks, aga liiguvad siis põhja Botnia lahte Oulu lähedale, kus siis toimub talvetest sellel alusel. Siin oleme Islandile jõudnud. Ja Islandil oli siis nii-öelda iga-aastane Arctic Circle kogunemine, kus siis ka see polaarjaam kohal oli ja see külastada oli võimalik siis erinevatel delegaatidel seal. Siin on nüüd näha see marsruudijoon veel. Longyearbyenist mööda Teramägede läänerannikut üles põhja. Siin siis triivisime idasuunas, kolinal lõunasse. Siin oli see väiksem triiv, mis oli ka seal enne näha. Suhteliselt Frammi väina keskel ikkagi näete Gröönimaa ja Teramägede vahel. Ja siin siis 75. kuskil saime päris ranniku lähedale ja neid fjorde pidin siis kuldasin lõpuks Islandile välja. Sellest projektist endas siis see oli nüüd test, siin on nüüd näha, see punktiiri osa on tehtud, nüüd nad tulid, see on ka tegelikult tehtud, nad on Taani väinaks, nüüd nad Oulusse teevad selle talvetesti, see peaks lõppema kuskil jaanuari lõpus edasi kodusadamasse Lorioni, seal on siis viimased nii-öelda ehitustööd, parandustööd või täiendustööd, mida sinna selle laeva puhul on vaja teha. Loomulikult kogu varustus, toidumoon ja siis järgmise aasta suve keskpaiku peaks ta liikuma siis edasi üles. Tromsø on viimane tõenäoliselt siin Euroopas viimane peatus enne seda, kui liigutakse siis pikki Venemaa rannikust ja Uus-Siberi saartele, kus siis sügisel triiv pihta peaks hakkama. Ja see esimene triiv on siis, kannab see kogu see projekt nime Tara Polaris ja see esimene triiv siis Tara Polaris 1. Seesama ikkagi transpolaarne jäätriiv, mida nad siis kasutavad. Täpselt seesama, mida kasutas Tara, see on Tara trajektoor, kuidas me triivisime 2007. 4. septembril 2006 hakkas see triiv pihta. Me ei jõudnud päris poolusele, jäi sinna üle 100 kilomeetri jäi puudu põhjapoolusest. Aga lõpuks siis jah, siin Frammi väinas, keset Frammi väina kevadel siis 2008. See oli tegelikult juba jaanuarikuus, kui laev vabanes ja siis Longyearbyenis lõpetas selle kogu programmi. Selle Tara Polarise projekti suur eesmärk, mis siis ka nüüd nii-öelda tõstab ta esile ka varasematest asjadest või ekspeditsioonidest, on hästi ambitsioonikas plaan, siis 10 ekspeditsiooni 20 aasta jooksul kuni aastani 2045. Et juba see mõtelda näiteks need samad juhid, kes täna seal fondi juhivad ja selle projekti nii-öelda käima lükkavad 20 aastat vanematena, nad ei ole tõenäoliselt ise aktiivselt selle eesotsas enam, et see on nagu ambitsioon üle põlvkonna juba tegelikult. Aga anda ta jah, teaduse käsutusse selleks 20 aastaks just, et saada võimalikult pikk aegrida nendest muust. Siiamaani meil, üldjuhul me käime ikkagi selles piirkonnas, selles ekstreemses piirkonnas võrdlemisi lühikest aega. Nagu ma ütlesin, 12 meeskonnaliiget talvel, 18 suvel, 90% võiks olema jääs, siis siin on natuke antud mingid hinnangud, palju seda toitu siis pannakse. Tegelikult on see küll ette nähtud niimoodi, et on talvine poolaasta meeskond ja siis toimub vahetus. Tõenäoliselt jäälõhkuja abil. Ja tuleb suvemeeskond ehk kaks meeskonda selle ühe triivi jooksul. Meil Tara triivil oli 3 isegi, aga siin siis on need suve- ja talvemeeskond. Ja tänaseks on juba liikunud nendega või kuidas see programm välja näeb, Tara pakub platvormi selle aluse. Iga teadusinstituut tuleb ise oma projektiga, oma rahadega, maksab selle eest, et ta saab neid uuringuid seal laeva pardal läbi viia, maksab sellele fondile nende teadusprojektide eest. Ehk need on siis need partnerid nii-öelda. Tema pakub selle platvormi ja pakub selle meeskonna siis, kes teenindab nii-öelda. Ja tänaseks on siin 30 uurimisinstituuti 12 riigist juba kaasatud või nii-öelda oma programmiga ühel või teisel pool ninapidi sees. Mis need varasemad? Fram ongi
esimene on ju, seejärel Nõukogude ja Venemaa triivjaamad on tegelikult analoogne natukene täna Tarale. Selles mõttes, et ka mitmeid aastaid järjest toimus, seal oli küll vahepeal aastaid, kui ei toimunud, aga võrdlemisi selline. Aga kui me võrdleme tolle aja tehnoloogiat ja üldse seda mõõdistusapparatuuri instrumente, rääkimata sellest, et Arktika on nii palju muutunud, siis Tara on hoopis teistsugune selles mõttes täna. Ja täna ei saa enam tegelikult rajada klassikalises mõttes triivjaama jääle, sest lihtsalt jää on nii palju õhem, nii palju ebastabiilsem, laguneb kiiremini. Et peabki triivima mingi sellise alusega. Ka venelased ise ehitasid oma uurimislaeva Põhjapoolus, mis on samamoodi. See on küll märksa suurem, see näeb välja natuke nagu selline väike jäälõhkuja. Aga ta on ka sellise ümara kujuga tehtud, et just nimelt samamoodi jääst triivimiseks ja nad ka praegu on seal jääs kusagil oma ühe selle kampaania raames, kas see on siis äkki Severny Polus 43 või 44, mis neil nüüd on. Aga nad on võrdlemisi üksi oma projektidega praegu. Kuidas? Ma arvan, et see on Severny Polus 42, mis praegu 4. aastal tekib. Ma kuskilt vaatasin, et oli mingi suurem number juba. Ja siis ma vaatasin, seal oli kodulehel on 6 aega tagasi andnud, siis oli 89 kraadi, aga neid ei olnud ka. Ja nad peaks jääs olema praegu. Aga neist ei kuule väga mitte midagi, sellepärast, et see side lääne ja teadusasutustega on täielikult kattunud. See, kui see eelmine esimene, siis oli neid ilusti Antarktika instituudi kodulehel. Jah, Arktika Antarktika instituut on see, mis neil veab kogu seda programmi, kes on tegelikult selle laeva peremees. Siis oli ameeriklastel oli Sheba jääsaar, mis ei olnud merejääl, oli tegelikult jääsaar, ei ole siis merejää, on samamoodi liustiku jäätükk, mis on siis mandrijää, mis on sinna merejäässe sattunud ja triivib seal. Et see oli 1998. Siis oli Taratriiv, norralaste Länts, seda nad enam ei kasuta, see vist on, ma ei tea, kas on Vanaroog suisa, neil on uus uurimislaev, aga triivis Frammi väinas 2015, seal oli ka mitu erinevat lühemajalist. Siis oli muidugi suurem, viimase aja oli see Mosaiik, umbes aasta, mis triivis ka siis traditsioonilise transpolaarse jäätriivi, ehk siis Uus-Siberi saartest üle Põhja-Jäämere aasta ajaga Frammi väina välja. Ja siis on muidugi rohkelt on neid väiksemaid, nagu ka see viimane Polarsterni kampaania, et väiksem ja ma ise olen mitmetel olnud jäälõhkul. Need on tavaliselt parimal juhul 2-3 kuud, kehvemal juhul 1 kuu. Ikkagi lühikesed kampaaniad, suveperiood, kui sinna on võimalik minna ja rohkem ja mitte pikemalt. Et just see ajaline pikkus on. Siin on natuke näha seda programmi, eks ta on ikkagi samamoodi kogu selline kompleksne atmosfäär, merejää, ookean, sest see on see süsteem, mida me uurime. See merejää muudab nii palju seda pilti võrreldes siis madalamate laiuskraadidega, kus seda merejääd vahel ei ole. Et klassikalise näide energiavahetuse mõttes suvisel ajal atmosfäär või ookean on võrdlemisi soe ja teine pool siis võrdlemisi jahe ja talvisel ajal vastupidi atmosfäär ja ookean võrdlemisi, või vastupidi talvisel ajal ookean võrdlemisi soe ja atmosfäär võrdlemisi jahe ja suvisel ajal vastupidi. Aga päris palju ikkagi on lööb neid välja kogu see ookeani huvi ja loomulikult Põhja-Jäämeri vajab väga palju uurimist just nimelt selles nii-öelda mere poole pealt, et ikkagi see Tara fookus on just mere ja merebioloogilistel uuringus. Neid on võrdlemisi vähe. Me oleme päris palju uurinud erinevaid neid füüsikalisi protsesse alates viimasest polaaraastast 2007. Nüüd on ka kas 2 või 3 aasta pärast on tulemas uus polaaraasta. Et võrdlemisi hästi on neid nagu uuritud ja välja selgitatud, aga mis on ikkagi see merebioloogiline osa on võrdlemisi vajaka veel jääb. Seal on päris palju vastuseid, küsimusi, mis ootavad vastuseid. Et täna võib ütelda, et viimaste publikatsiooni Arktika soojeneb kuskil 3 korda kiiremini kui planeet keskmisena. Mis on probleemiks samamoodi ka merebioloogia osas, näiteks just, et satelliidi mõõtmisi ikkagi üleval pool 80 laiuskraadi on napid või puuduvad teatud nii-öelda valdkondades üldse sootuks. Ja just see tervikpilt, et see aastane tsükkel, sest see on nii ekstreemne, et on pool aastat on sul polaaröö, pool aastat siis polaarpäev, kuidas see elu seal toimib siis sellest aastast tsüklist, aga ka aastatevaheline variatsioon ja muutus, sest me oleme tegelikult täna praegu ikkagi võrdlemisi kiires soojenemise tsüklis, kus merejääd jääb aina vähemaks. See muudab ka kogu tervikpilti, sest see isoleeriv pind nii-öelda ookeani ja atmosfääri vahel kaob, kiirgust neeldub ju rohkem
mida see tähendab bioproduktsioonile, planktonite vetikate vohamisele, mis siis toiduahela alusbaas või see plankton, mis sealt edasi saab, mis saab ülejäänud toiduahela lülidega, samamoodi need biokeemilised muutused, et Arktika külmad veed on ju parimad süsinikdioksiidi sidujad, külmas vees lahustub ta paremini, samamoodi see süsinikdioksiidi bioloogiline pump, ehk et kuidas siis planktonid, kui nad hakkavad vohama, kui see tuleb see suvine aeg, kui see nüüd pikeneb, talvine aeg jääb vähemaks või see jää vaba aeg suureneb siis nii-öelda selle jääga kaetud aja arvelt, et mismoodi see mõjutab siis nii-öelda planktonite vohamist, süsinikdioksiidi sidumist seal ookeanis, et need on need küsimused, mis ootavad nagu vastuseid. Ja loomulikult sealt tõenäoliselt on üht-teist ka võtta siis kliimamudelite täiendamiseks jälle. Et kogu see ökosüsteemi ja nende nii-öelda know-how, mitte nüüd otseselt fondil, aga nendel partnerinstituutidel, et nad on ikkagi ookeani uuringuid teinud väga nii-öelda rakutasemele välja, tõesti avastanud ka uusi liike, viiruseid, et selles mõttes lähevad väga detailidesse ja see on nagu olnud, see on siis ka nüüd selle uue kampaania, selle triivide eesmärk, et põhjajäämärk sama süviti ja detailselt uurida, nagu nad on siiani teinud siis me maailmamere muude osadega, jäävabade ookeanidega. Sest lõppkokkuvõttes ka need muutused ookeanis omakorda avaldavad muutusi ka atmosfääri keemilisest koostisest. See on nagu kõik omavahel seotud. Aitäh! Aga nüüd on võimalik küsimusi küsida. Kuidas venelased selle asja vaatavad? Jah. Sida-Siberi saaret. No see oligi, see oli üks suuremaid küsimärke. Ma tean, ma rääkisin, kui ma Romaa, kes on siis selle fondi juht, nii-öelda tegevjuht, et ta on selgelt ära, et ilma nende ta läbi rääkimata ei ole võimalik see, sest sa ei saa transpolaarse jäätriivi vastupidi minna tegema. Et ma saan aru, et on räägitud, nii palju kõik on okei. Ma usungi, et ongi okei. Venelaste poolt ongi okei. Ma arvan, et nende jaoks on hoopis parem näidata, et vaadake. Me teeme siiamaani teiega koostööd ja kõik on. Nende jaoks on see okei. Küsimus on selles, et võib-olla pigem, kuidas muu läänemaailm vaatab sellele. Et see ei ole otseselt koostöö, see on tegelikult loa küsimine, kas me tohime läbi. Muidugi Venemaa on strateegiliselt ju väga palju arendanud seda Arktika osa viimasel. Seda on muutunud, pärast Ukraina sõda on muutunud see veelgi suletamaks, kinnisemaks. Enne oli võimalik, et ikkagi ka lääne kruiisilaevad võisid, hakati vähemalt planeerima Franz Josepi maale külastus. Nad tahtsid tõesti seda turismile avada, aga siis toimus täielik sulgemine. Ja nüüd on arendatud pigem just neid sõjaväebaased, jaamuse ja ega ma ei kujuta ette, sest et sa ei saa väga kaugelt seal minna, sest siis tuleb juba jääsärv vastu. Et kui sa tahad sinna triivi alguspunkti saada, sa pead ikkagi võrdlemisi Venemaa ranniku lähedalt minema. Sa pead minema nende saarte ja ranniku vahelt. Ja neid informeerima. Ja loomulikult. Näiteks Tara laevaga 2007, kui me olime, siis oli olukord hoopis teine, aga isegi siis meil oli igas meeskonnas venelane pardal. Minu ajal selles keskmises suvemeeskonnas ei olnud. Esimeses see oli raadio, tõeline raadio nii-öelda proff, et tema kogu aeg istus raadios ja midagi ta seal vahendas ja saatis. Kahtlustades oli puhtalt juba KGB agent, kes selle esimeses talvemeeskonnas oli. Aga viimas meeskonnas oli ka nii-öelda, et oli kogu aeg venelane pardal. Et seda nad kindlasti praegu teha ei saa või peale suruda, ma ei usu seda. See ilmselt läbi ei läheks, aga ma olen siiamaani aru saanud, ma ei tea detaile, et on läbi räägitud ja nii-öelda tee on vaba või et on see luba antud. Sest et jah, teistmoodi seda on ainult võimalik niimoodi, et see alus peaks minema läbi Suessi kanali, kogu selle lõunapoolse osa Beeringi väina välja ja Beeringi väinast sisse minema. Siis võib ka seda teha, praktiliselt venelasest mööda minnes. Aga jah. Ja pluss on see, et kui sa ei alusta Siberi saartest, aga alustad kaugemalt, et sa tuled Beeringi väinast, sealt juba teisel pool rangel. Kui sa sealt hakkad minema, siis on see oht, et sa võid sattuda hoopis Beauforti sisse.
no need nagu need vana, täna on muidugi Arktika pilt hoopis teine, jääolud on ka teised, aga mõned Vene jaamad, kes sattusid sinna süsteemi, triivisid mitu aastat põhimõtteliselt ringiratast, nad ei saanudki öelda, koristati lõpuks jäält ära. Nad ei olnud see klassikaline, et see transpolaarsega tulid sealt üle poolust. Et sa võid sattuda teisele poole seda poolust. Muks teine küsimus tead, et sa läksid siin, ma vaatasin, et pildid kikilised Valgevene suvine aeg. Kas see polaarpäev oli siis tõesti pikalt? Jah. Et täitsa valge? Ei, täitsa valge, jah. Seal, kuna me ei olnud ju päris põhjas, sa näed ikka, mingi väike muutus on selles, et kuigi ega ausalt suvel saab päikest, meie nägime, need olid üksikud päevad, kui sa päikest näed. Suvisel ajal Arktika on võrdlemisi madala pilvisuse kütkes. Udud ja madal kihtpilvisus. See on kõige tüüpilisem. See on aurustamine nii intensiivne, nii niiske piirkond. Et seda päikese silma on vähe, aga sa näed seda valguse muutumist, et see päikese nurk kergelt. Isegi siis, kui me olime 88,5 laiuskraadi taralaeva, kes ma tegin spetsiaalselt, seal võib-olla silmaga on nii tajutav see päikese nurga muutus. Ma tegin aegvõtte kaameraga siis ühe päeva jooksul ja siis see kaamera pilt näed küll ära selle väikse kaare, et päike käib korra allpool. Et sa ei ole täpselt pool seal ikkagi. Prantslased arvestavad väga hästi süüa. Kuidas see toiduvaru välja näeb? Kas need on need moodsad külmkuivatatud toidud või on ikka? Ei, seal on ikka täiesti ikkagi kokatakse toorelt. Loomulikult siin ei olnud see probleem, see oli nii lühikene. Meil põhimõtteliselt jagus lõpuni välja rohelisi asju. Aga päris triivil, kui ma 2007 ära parda, siis on ikkagi nii, et ongi siuke kuu, 1,5–2, siis on see rohelised asjad ikkagi läbi. Et siis on ainult külmutatud asjad põhimõtteliselt, millest sa saad midagi teha. Et siis ongi see meeskonnavahetus on ka üks selline võimalus, et siis mida tuuaksegi rohelisi asju, puu ja juurvilju asju. Aga muidu söök on, seal võtad ikka kaalust juurde. Eriti kui sa vähe saad liikuda. Seekord sai vähe liikuda, sest me olime sellises dünaamilises piirkonnas. Kui sa päris triivile lähed, siis on ikkagi sul jääpank ja mul olid küll seekord ka suusad kaasas, mina ei läheks kunagi suuskadega ilma suuskadeta Arktikasse merejääle. Nad aitavad sind eriti suvisel sulaval jääl. Palju tõhusam on nendega liikuda, palju julgem on liikuda. Et neil saavad ka tõenäoliselt olema. Ja siis nad saavad ka rohkem liikuda, kui on juba selline, kus nad lähevad ikkagi vastu sügisele, nad külmuvad jäässe, nende ümber külmub jääväli. Siis on hoopis teine olukord, kui oli täna siin, kus me läksime jääserva, kus jää kogu aeg kahanes ja sulas. Ja oli hästi liikuv, et kui vähe liigud ja siis sööd ikka oma harjumuspärase sellega nii, nagu sulle aju ja magu ette ütleb ja siis päris kenasti võtad kaalust juurde. Ja veini pakkusse ka? Kuidas? Veini pakkusse ka? Oja. Seda on ilmselt, seda on rohkem kui, magevett tuleb teha ikkagi soolasest veest, aga vein on olemas. Tahtsin küsida, kas jäämurd proovis nüüd pukseerida ka või? Ei. Ma ei kujuta ette. See oleks ilmselt väga riskantne. Ja ei muidugi. Kui ikkagi oleks propeller läinud või midagi, mis sa siis teed, on ju. Siis me oleks ikka väga abitud. Ega see, me nägime, me läksime kapteniga siis pardale, kui see jäälõpp hakkas lahkuma, et okei, see on koht, siia võite meid maha jätta, et me hakkame siit riivima, ega nemad uudne asi kõik, mis on tehtud, et ega see kaptenil ei olnud väga meeldiv tunne jätta kedagi maha, vaata, ta tunneb nagu mingit vastutust. Et selline, tal oli valmistatud kõik formulaar, paber, kui pidime siis alla kirjutama ilusti. Et kõik on okei ja me teame, millega me riskime. Aga täna nad jäid ikkagi veel paariks kuuks sinna ise põhja poole meist 2-3 laiuskraadi. Mis tähendab, et kui tõesti mingi abi oleks vaja olnud, siis ega nad ei oleks kaugel olnud, et see oleks võimalik olnud. Aga mitu pauku tegite siis karupesuga? Ei olnudki vaja. Ei olnud vaja, mis on? Sellepärast, et miks me neid pardalt paugutame? Me tahaks neid vaadata, las nad tulevad lähedale. Ma mõtlesin, et äkki oli sellist kontakti. Ei, jää peale nüüd ühtegi korda. Seekord läks täpselt niimoodi, et ühe korralini me olime just väljas sisse, et võib-olla tund aega olnud, kui suur isakaru tuli. Aga jää peale ei olnud ühtegi kontakti, et peletada vaja ei olnud. Kas hülgeid oli palju? Ja ümberringi nii habehülgeid, viigerhülgeid. Et neid oli ikka kogu aeg, näed siin seal neid musti. Selle järgi saad ka aru, et siis potentsiaalselt on ka jääkarusid, kui seal saakloom. Järgid tõi kalakaarem, kas kalakasset ei saanud? Me püüdsime, selles kohas ei saanud. Me saime ikkagi alles
Gröönimaa rannikult midagi saime, suhteliselt pisikesed, aga korralikult turska saime ikka Islandi rannikul. Siis tuli küll. Aga ma tean, et on püütud seda polaarturska ja seda Arktit seal ikkagi ka, täitsa ikka põhjapooluse lähedal on saanud. Aga see on lihtsalt, ma kujutan ette, et see ongi täpselt selline ajastus, juhus, millal ta sul satub sinna pilt. See ei ole nii, et ta on sul kogu aeg seal olemas. Ja. Nüüd taga on üks küsimus, Frank, palun. Ma tahtsin uurida, et kas on teada, et hiinlastel ka mingid riivjaama, plaanid, ekspeditsioonid? No neil on see, ma ütleks, nad ehitasid vist uue jäälõhkuja minu teada. Ma ei ole näinud seda. Mina käisin neil selle lumedraakoniga, aga see on suht vana, see on ukrainlastelt ostetud lihtsalt tegelikult jääklassiga kaubalaev. Aga ei, nad on Antarktikasse panustanud päris palju. Selle uue jäälõhkuja tegid ka vist sellepärast ikka teenindada Antarktika, aga loomulikult nad on üsna ambitsioonikas seal Arktikas ka, aga nad pigem tundub ikkagi praegu üritavad venelastega seda koostada ja nemad on need, kes venelasi rahastab. Kogu see infra, mida venelased sinna üles ehitavad, hiinlased väga suuresti seda rahastavad just sellepärast, et sealt tuleb ju seda gaasi siis neile ka, need tankerid seal sõidavad. Samas, nüüd on venelased ka ettevaatlikuks muutunud, ega nad ei taha ka seda hiinlaste raha sinna ülemäära sisse nende jõudu, et nad kontrolliks, et ega see ongi kahe otsaga asi, kuskilt ära tunnetavad. Hiinlased ju ühel hetkel siin ka väga palju Gröönimaal torkis, kus nad ei torgi Aafrikas samamoodi, ka Gröönimaal neid maavarasid, siis Gröönimaal ikkagi kui nii-öelda valitsus vahetas, siis nad suuresti tõugati välja, aga ei, see ei tähenda, et nad lõplikult väljas on. Aga nad torgivad seal Arktikas ka päris palju, jah. Et nad näevad, et strateegiliselt on see ikkagi oluline koht. Kes need riigid siis on, kes on juba oma plaanid? 12 riiki, jah? See 12. Ega ma ausalt öeldes, ma ei oska sulle kõiki. Ma tean, et seal on kindlasti Aavist, näiteks see sama ROV või siis kaugjuhitav robot, mis saadetakse alla, see on Alfred Wegeneri instituudilt tuleb see robot, mida on võimalik siis juhtida nii-öelda pultidega sealt laborist. Ma ei mäleta nüüd, kui mitusada meetrit tal see kaabel ulatub, aga tal on küljes, siis ta saab koguda planktoni proove, erinevad võrgud, siis tal on käpad, millega ta saab minna siis jää alla, võtta neid nii-öelda jäävetikaid, mis on sinna jää aluspinna külge kinnitanud, võtta neid proove ja pluss siis igasugused kaamerad ja temperatuuri soolsust registreerivad andurid. Et see on sakslased, ameeriklased kindlasti on seal, kanadalased, kellega on päris tihe koostöö, Prantsuse enda, ma arvan, Euroopast on seal veel, Norra Polaarinstituudist tõenäoliselt. Et eks neid ikka, ma seal testriivi käigus ka suhtlesin just selle Oulu pärast, et mina selle Oulu neile välja käisin, et nad algselt plaanist minna Longyearbyenisse. Mis on üks see, et tegelikult Longyearbyenist tõenäoliselt jääd ei moodusta üldse nii vara kui Oulus, Lapimaal seal, et seal läheb rohkem külmemaks ja muidugi hoopis lähemal neile, kui nad tahavad poole talve pealt ära tulla ja kiiresti saada tagasi kodusadamasse, et seal igal juhul turvalisem ja parem paik. Oleks soovitanud, kui muidugi Eesti vetest, kui meil jääd moodustuks. Aga meil ei ole seda merejääd kahjuks enam. Ja seda on vähe neile, ma kardan. Ja külma on ka vähe. Nad tahaksite seda -20 või midagi sellist vähemalt proovida. Ja siis ma suhtlesin selle Tarapäevilt ka tuttava teaduse Jari Haapala, kes on Soomes siis jääteadlane. Ja tema ütles, et tal on ka programm, aga ei ole rahastust veel. Tahaks küll teha mõõtmisi, aga ongi see, et peab leidma rahastuse. Et sul peab olema see oma projekt, millega sinna siis läheb. Sest mul tuleb lihtsalt meelde, et üks meie klubi liikmetes küsis, et kas ta saab sokutada oma aparaadi kaasa. No seda ma ei tea, et see võimalus võib võib-olla olla, et kui sa tahaksid sinna mingi mõõtmisinstrumendi. Küsimus on selles, kui autonoomne ta on, kui palju ta tööd vajab, et kas keegi peaks sellega tegelema siis. Aga minu kaudu võib seda muidugi, kui on huvis, ma võin seda asja uurida ja pole probleemi. Ja siin siis rahastab Eesti kohta? Ei, mina olin ikkagi seekord meeskonna liige, keda fond ise rahastas, ise nii-öelda tellis ja maksis. Et seekord oli kõik, ega siin ei olnud ühtegi teadlast sellest testriivis. Siin oli kõik, et nad nii-öelda ise kutsusid ja ise rahastasid selle. Et kui ma nüüd teadlasena tahaks minna mingi mõõtmisi tegema, siis on küll see, et sul peaks olema oma programm, aga... No mis nad tase on? Ma ei oska pakkuda seda, tõesti, tegelikult see käis läbi kusagilt.
No see on ikkagi mingi päeva hind, mis see inimpäev on, see nägu maksab selle päevas. Aga ma ei mäleta seda ausalt, ma ei taha nagu kuuselt ka tulistada mingit suvalist numbrit. Ilmselt sõltub, kui palju meeskonna abi vaja. Saab üksinda teha. No see on ikkagi seal, nad ikkagi selle nii-öelda tagavad, et ma ei usu, et see väga komplikuus, ma ei usu, et seal väga suuri erisusi selles osas on. Ma arvan, et see on ikkagi suhteliselt sarnane kõigile, et mis sa pead selle kajuti koha ja toidu eest maksma. Muidugi sa pead arvestama sellega, et see ei tähenda seda, nad ütlesidki, et päris paljudel juhtudel, mingitel muudel, võib-olla kui nad on teinud neid ookeaniprojekte taralaevaga, et võib jääda mõne teadlasele mulje, et see tähendab seda, et siin teenindatakse. Tegelikult sina oled üks osa meeskonna liikmest, sa teed neid nii-öelda daily task'e või neid päevaseid rutiinseid asju, sa koristad, hoiad laeva korras, ja see käib kõik sinna selle asja juurde. Et sa oled üks osa, et see ei tähenda sinna, et sa ostad endale kajuti koha ja toidu ja siis sa võid teha ise oma programmi, millal tahad ja kuidas tahad. See on ikka ekspeditsioon. Jaa, see jaotatakse ikkagi ära, sa saad täita seda programmi, aga sa pead ikkagi ka muude asja, ka see eluolu, see püsivalt vajab ikkagi teatud tööd selleks, et seal selle eluolu eest hoolitseda ja hoolt kanda, et see päris nii ei ole, jah. On nad ise rahul praegu sellega, mis nad on nüüd tutvustanud? Ja tundub ju päris palju on neid huvilisi. Jah, ma arvan küll. Ma ei tea, kuidas neil läks. Ma kuulsin, et hästi palju külastusi oli ka seal Arctic Circle. See oligi üks eesmärk, et seda tutvustada, sest seal oli ikkagi diplomaadid, teadlased, poliitikud, et see oli üks selline hea koht. Ja nad on suuresti ju selle rahastaja on Prantsuse riik taga. See on Prantsuse riiklikust polaarstaga Arktika strateegia üks osa, oluline, ja ka see strateegia töötatigi välja selle uue tuleva polaaraasta jaoks. Et ma kujutan ette, et seal, ma ei tea, Rein on siin, jah, et mis seal nendes Euroopa polaarnõukogus ja nendes, mis tuuled, et mis moodi, ma kujutan ette, et tõenäoliselt tehakse võib-olla ka mingid sellised suuremad programmid, kus saabki seda platvormi jälle ära kasutada rahvusvahelisel polaarastel. Just, jah, et teha nagu ühisprojektina, nii nagu see Damoklis omal ajal. Helikopteri sinna peale maandada ei saa. Ei, sellist asja ei ole, jah. Venelastel on maandamisplats, või ta neil on mingid väike. Jaa, aga neil on ikkagi suur. Ta on ikkagi nagu see laeva moodi, jah. Esimene reis oli siis umbes aasta pärast, et kusagil teramängides põhjus. Kellelgi oli keerulusaigus. Ja siis nurraktajad tõid ära ja mis on nende päästaja soov? Jaa, no see ongi täpselt, meil oli ka, üks asi oli Longyearbyenis, kui me seal olime, et me räägime kuberneriga läbi just selle pääste asja, et praegu oli selle testriivi puhul igaks juhuks, aga ka nagu juba etteruttavalt, et mis need võimalused on, kui meil on ikkagi mingi hädaabi juhtum. Kui sa oled seal Venemaa sektoris, ega peale venelast ei ole sul kedagi. Siis sa jõuad siia Teramägede lähedale, siis on tõesti Teramägede see nii-öelda kuberneri päästeüksus, aga nende puhul oligi see signaal, et ärme ette ruttame, ei ole see vajadus, me ei pea sellest midagi rääkima, et tegelikult see ongi nii, ja mis ma ka ise ütlesin pärast maal, et sul ei olegi vaja seda rääkida, neil on tasuta pääste. Nad garanteerivad selle igal juhul, kui see olukord juba tekib ja sa võtad ühendust, nad ei jäta tulemata, et selles mõttes pole vaja ette. Probleem, et nad pidid sama kütust juurde ja siis oligi, et nad maandusid laeva peale ja kütust tagasi veel. Ja, no neil on oma depood on seal Kirdemaal on ka, jah, et see määrab ära selle nii-öelda range'i selle ulatuse, kuhu nad saavad lennata. Kui meie Auduniga oma põhjapuulused hetke tegime, siis me olime ka nendega enne läbi rääkides, siis meile 82 on umbes. Üle 82 lennata ei saa, siis peab tagasi lennuks ka olema. Selles mõttes on see maandumisplats laeva peal annab võimaluse, et seda... Jah, no meil oligi see küsimus, et meil olid need kütuse, see kopteri kütus ja siis need väljatulekud, et kas need ühtivad otsikud ja kõik, nende jaoks oli see, et ei, sellega ei tegele üldse praegu. Küll me selle asja siis vaatame, et polegi võib-olla vaja seda, et nad ise organiseerivad, et igal juhul nagu päästmata ei jää, ma sain sellest aru. Ja Teramägedel see on üldjuhul tasuta, et isegi kuigi need paljudel juhtudel igasugu kindlustused ja asjad on nõutud, siis ega kui ei ole mingi väga loll juhtum võib-olla, kus sa ikkagi väga palju ise oled süüdi, siis ma tean, et ikka päris paljudel juhtudel ei ole seda raha sisse kasseeritud. Et üldjuhul neil on, ma tean, päris palju ka nii, et neil on ju tegelikult aastaks nähtud mingi kütuse kogus ette, mille nad justkui peaks ära kulutama. Ehk et nad teevad vahepeal ka mingid lihtsalt selliseid õppusi ja toredaid lende seal, et selles kütuse kogus, et see ära tarbida nii-öelda ja õigustada seda, et nad ikkagi ju
eks nad peavadki tegema mingid proovi- ja testlende ka, et hoida nii-öelda seda, kui sul ei ole lihtsalt päästeoperatsioone piisavalt tihedalt, et hoida nii-öelda ennast vormis ikkagi. Mis ma tahtsin lisada veel, et lisaks sinule on seal ka juba teisi eestlasi käinud peal, aga need olidki Välisministeeriumi töötajad, kes olid suurel konverentsil ja kõigile nendele konverentsil seal osalejatele pakuti välja võimalust. Ja see kommentaar oligi, et väga uhke oli minna, sest kohe öeldi, kes siis ei tea, et Timo... Saadik käis sellest, oli jah? Mul on selline küsimus, sa rääkisid, et otsus, et sa tehti see küllalt lahti ja panin saanik sisse, eks? Kas saanik oli 7 ei, meil ei olnud kaasas neid. Ei, pole mõtet, sest me ei oleks seal selle jää peal, me ei oleks hakanud nendega jukerdama küldse. Seal oli väga suur tõenäoliselt sest ilma. Aga põhitriivi jaoks siis pannakse, siis tal tõesti see labor läheb täis seda varustust ja mis sinna vaja on. Et nad, mismus natuke kõhklusi tekitab, nad üritavad kasutada, kuna nad tahavad olla ikkagi võrdlemisi rohelised, üritavad kasutada kõiki elektrisi, mootorsaage, saane. Soomest võtavad elektrisi. Neil ei ole ka pikad vahemad, nad ei pea, nad saadki laadida. Aga ikkagi, kui sa lähed selline -40 ja mis sul võib seal talvel olla, võib ka vajadust tekkida kasutada. Eriti saagide puhul, kui sul on jäässe vaja auku saagida, akusaega. Ma ei julgeks minna välja, et ma ikkagi võtaks selle klassikalise sisepõlemismootoriga kaasa, et on kindlam. Aga see ongi see, et siis kuna elektrilised asjad, mis see tähendab, bensiini pardal ei ole üldse, mis on ka plahvatusohtlik diisliga võrreldes. Et seda ei ole üldse, seda ei tule ja siis järelikult pole sul ka neid tööriistu vaja võtta. Samamoodi jääpuurid akuga. Seal ma ei arvagi, et võib-olla probleem, kui sul on piisavalt akuist kasvõi vahetada. Aga tõenäoliselt on ka mootorsaanid. Kuidas nad seal külmas päris ekstreemses külmas, ma ei tea. Soomes Lapimaal on ka -30 ja rohkem madalamgi temperatuur. Et see on vähemalt õige koht, kus neid nii-öelda hankida võib. See on sisepõlus mootorsaaniga on hea soe sõita. Aga kui elektrimootor on, siis võib seal üsna külma nagu pikkus sõita. Aga neil ei ole, ma kujutan ette, et see maksimum kuskil võib-olla kilomeeter laevast eemale. Ega kõige kaugemale tõenäoliselt lähevadki need atmosfääri keemilist koostist mõõtvad aparatuur, sest see peab olema võimalikult eemal laeva enda saastest. Võimalikus puhtas keskkonnas. Ülejäänud võrdlemisi lähedama. Mootorsaan on nii hea soe asja. Kas internet oli ja internet oli teil olnud? Starlink ja mis see teine oli, ma ei mäletagi. Oli kogu võimalus? Ja, piiratud selles mõttes, et kuna nad maksavad selle mahu pealt, siis olid ikkagi, me ei saanud mingit suuri faile laadida või niimoodi. Aga võrreld sellega tarapardal oli ju puhtalt ainult iriidium, mis tähendab seda, et iriidiumsidega me saime põhiliselt ainult e-maili lugeda aeg-ajalt ja helistada siis koju. Aga nüüd sa võisid kasutada oma mobiiltelefoni koju helistamiseks. Minul on küsimus siin hoopis jäämurdja kaptenile. Kuidas sulle tundus see imelik panna? Oli usaldusväärne või ei olnud? Et Indrek Kivi on siin. Mis see jää sees ja kuidas usaldusväärne ja laineti sellega alkamast? Või jah. Ta oli mingi jönni võinud. Täis, me saime korraks seda. See polnud mingi laine või ummiklaine, mis sa saime. Paar meetrit võib-olla oli, aga laev on ikkagi niimoodi. Kõik asjad lendasid juba. Ta ei ole seal üldse mingi kiiloni? Ei ole absoluutselt. Jah. Tara ka kuunar, kui me saime natuke ikkagi rõbedat tuult seal Inglise kanalis, ma mäletan, me tagasi tulime, ta rullub küljele ka päris palju, ta on ka siuke ümar, ta on ikkagi mingi kiivan, seal pole mitte midagi, see on lihtsalt üks siukene pesukauss nagu ookeanile pandud. See on üldse väga raske aru saada, kui suunas ta liigub kuidagi sõita. Ei ole ju selge, et võõri näha. Jah. Kuidas oli ta konstruktsiooniliselt mingi tiigu? Üllatavalt hästi. Tegelikult toimis ka sellest. Täna on näiteks see küsimus jäässe minekul, kas me tahame üldse jäälõkku, et pigem ei tahagi. Et kui on piisavalt väikesed jääpangad, võrdlemisi lahtine ja mingid kanalid, kus sa saad liikuda sinna selle nii-öelda stabiilsema, püsivama, suurema jääpanga juurde, mille külge ennast ankurdada enne jäätumist. Et siis pigem ilma jäälõhku, sest ta väga edukalt tegelikult lükkas neid eemal. Ta on päris piisavalt mootorites jõudu.
ja kui seal on nende pankade vahel vaba vett, siis ta ikkagi leiab selle, et ta jõuab nad ära lükata. Aga just see, kui sul on monoliitne, siis läheb keeru, siis sul ei ole kuhugi. Ta ei murra jääd, ta suudab ainult lükata neid väiksemad pankasid. Sest see jäälõhkujaga tekitas ikka teatud probleeme ja teatud ohtusid ka. Just need sinna alla sukelduvad jäätükid, mis läksid sinna. Et see on küsimus, et võib-olla pigem ei kasutatakski üldse seekord jäässe minekul seda jäälõhkuja abi. See pullakse vanakooli jäämati ka. Uus asikoodidega, kes teeb korralikult laia päna. Ja. Kanadakad, mis aktsiad, need ongi mõtletud jäämati. Ja. Uued soomlased ja need on head teevad hea haigama. Aga Eesti oma? Ja, sama. Soomlastest. Ameerika tõstavad 5 või 5. Ja, Ameerika. Nüüd soomlased teevad neile. Ja, 5 tükki, jah. Oli, jah. Millal see jälgida on mingis Iiviks lalu mõelda. Ma tutvustasin seda. Mitmeks aastaks on see Soome tehas täiselt Ameerikast. Ma ei tea, kas jäämurded vist ei tehta, nüüd tehakse kõik kruisikad tehakse selle uue ninaga, see võimalik kütuse säästlik või. See kiilu tavaliselt, näevad hästi inetud välja, pole see laeva moodi. Üks pau. Ja. National Geographicul on mitu sellist uut. Ei jäämurded. Ja. Ega siis midagi. Kokkuvõtteks ma tahaks veel seda öelda, et sa oma selle reisiga äratasid tähelepanu ja mitmed ajakirjad on suga ühendust võtnud. Ma tean, et Kõhureisi ajakirjast tuleb nüüd aasta viimases numbris. See on praegu üldad pikesti peale, nii septembrikuus ma vaatasin. Kus kohas? Kõudradar. Ei, see oli vist uudislugu lihtsalt. See oli vist uudislugu, jah. Ja siis on, ja kuna ta oli tõesti ju laeva testimine, siis on need merenduslikud ajakirjad ka umbrutatud. Aga nendest ma nii täpselt ei tea. Paat ja navigaator. Jah, navigaatoril on toimetamisel ja paadiga veel minna. Siis on ikka 2 tükki veel. No jah. Aga ega siis midagi. Aitäh veel kord. Aitäh kutsumast.